Kõik, valmistuge uueks sõjaks. Ja arvake ära, kes selle alustab. See on jälle Venemaa. Vene riigiduuma võttis just vastu uue seaduseelnõu. Ja nüüd on vaja ainult Putini allkirja, et see ametlikuks muuta. See allkiri on lihtsalt formaalsus ja kui allkiri on antud, saab see ametlikuks. Putin on hulluks läinud. Ja nüüd rajab ta vundamenti sõjale, mis ulatub kaugemale kui Ukraina ja võib haarata kogu Euroopa. 13. mail toimus Vene riigiduumas hääletus täiesti uue seaduseelnõu üle. See oli suur asi. Kuigi seaduseelnõu oleks paratamatult täis peaaegu arusaamatut juriidilist keelt, on selle põhisisu väga lihtne. See annab Putinile õiguse anda käsk sissetungiks välisriiki alati, kui ta seda vajalikuks peab. Muidugi, seaduseelnõu ei ütle seda täpselt nii. Sellise sissetungi käsu võib anda ainult siis, kui Venemaa usub, et peab kaitsma oma kodanikke mis tahes ohu eest teises riigis. Aga see on tegelikult vaid suitsukate. See väidetav kaitse laieneb kõigile Vene kodanikele, keda uuritakse, arreteeritakse, kohtu alla antakse või nagu poliitika ütleb, keda välisriigid, rahvusvahelised kohtud ja organisatsioonid, kuhu Venemaa ei kuulu, mingil moel väärkohtlevad. Teisisõnu on Venemaa loonud tingimuse, mida ükski riik ei suuda täita. Kas riik peab andma igale venelasele vabad käed, teha oma territooriumil mida iganes nad tahavad või peab see riik riskima sellega, et Putin kuulutab välja sissetungi, põhjendades seda üksikisiku kaitsmisega? Sellel seadusel puudub tegelik loogika ja see ongi asja mõte. See eksisteerib ainult selleks, et anda Putinile vale ettekääne, mille alusel ta saaks igal ajal uue sissetungi alustada. Eelnõu on vastu võetud ja nüüd ootab see Putini allkirja, enne kui sellest saab ametlikult Venemaa seadus. Me ei pea isegi arutama, kas Putin annab endale õiguse tungida kallale igale riigile, mis teda vihastab. See eelnõu pärineb kindlasti Kremlist. Kõik, kes selle koostamise eest vastutasid, kuulasid Putinit ja tema kaaslasi. Olgem selles osas ausad. Putin on see mees, kelle tõttu see eelnõu üldse olemas on ja pole mingit võimalust, et ta keeldub sellele alla kirjutamast. Muidugi kirjutab ta alla. See eelnõu annab talle kõik, mida ta vajab, et oma hullumeelsust levitada mitte ainult Ukrainas, vaid ka mujal. Tegelikult on Putin juba hakanud vihjama, kuhu ta kavatseb Venemaa tähelepanu järgmisena suunata. Seal lähevad asjad tõeliselt pesiseks ja varsti avaldame rohkem teavet. Aga kõigepealt on Vjatšeslav Volodin, kes on Venemaa riigiduuma esimees, andnud meile üsna hea ettekujutuse sellest narratiivist, mida Venemaa kavatseb luua nüüd, kui Putinil on uus seaduseelnõu allkirjastamiseks valmis. Lääne õigussüsteemist on saanud repressiivne masin, mis surub maha neid, kes ei nõustu Euroopa ametnike poolt peale surutud otsustega. Sellistes tingimustes on oluline teha kõik võimalik, et tagada meie kodanike kaitse välismaal, kuulutas Vjatšeslav pärast seda, kui seaduseelnõu riigiduumast läbi läks. Nii et lugu on selge. See ei puuduta ainult nende riikide karistamist, kes kujutavad ohtu Vene kodanikele. See seaduseelnõu seisneb selles, et panna lääs ja selle väidetavalt ebalegitiimsed õigusstruktuurid oma kohale. Või teisisõnu, vau, lõpetage venelaste vastutusele võtmine meie sõjas toime pandud kuritegude või millegi muu eest. Nali naljaks, aga siin on see, mida see seaduseelnõu tähendab 3 üksusele, keda see tõenäoliselt kõige rohkem mõjutab. Esiteks on Ukraina. Keegi ei saa eitada, et me näeme palju paralleele selle seaduseelnõuga seoses kasutatava keele ja ettekäände vahel, mille Putin lõi oma sissetungiks Ukrainasse. Nagu Euronews märgib, kasutas Putin valeväidet vajadusest kaitsta Vene kodanikke ja venekeelset elanikkonda ühe mitmest põhjusest, miks ta 2022 aasta veebruaris alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Aga tol ajal polnud Putinil veel mehhanisme, et nimetada seda sissetungi sõjaks. Ta nimetas seda sõjaliseks erioperatsiooniks nii propagandistlikel eesmärkidel kui ka seetõttu, et ta uskus, et Ukraina kukub nii kiiresti kokku, et ta saab seda terminoloogiat edasi kasutada, kuna sõda ei toimugi. Asjad Ukrainas ei läinud Putini plaanide järgi, kuid nüüd on riigiduuma vastu võtnud seaduse, mis võimaldab tal oma sissetungi vähemalt Venemaal seadustada. See on Ukraina jaoks ohtlik. Kui Putin otsustab hakata oma sissetungi erisõjalise operatsiooni asemel sõjaks nimetama, avab see ukse Vene armee mobiliseerimiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski usub, et see võib nii olla. Juba aprillis viitas ta sellele, et Venemaa loob seadusi, mis võimaldavad Putinil karmistada kontrolli sõnumirakenduste nagu Telegram üle ning kehtestada ulatuslikke internetipiiranguid, mis võivad olla mobilisatsiooni eelkäijad. Nüüd on veel üks eelkäija ja see pole kõik, mille pärast Ukraina peab muretsema. Kui Venemaa võtab vastu seadusi, mis võimaldavad Putinil oma sissetunge seaduslikuks kuulutada, valmistatakse Valgevenet ette uueks sissetungiks kui marionetti. Riigi president Aleksandr Lukašenka on juba väitnud, et tema riik kavatseb sõjaks valmistudes valikuliselt üksusi mobiliseerida. 18. mail alustasid Venemaa ja Valgevene ühist sõjalist õppust, mis hõlmab taktikaliste tuumarelvade lahingulist paigutamist ootamatutest stardipaikadest.
ja Volodõmõr Zelenski sõnul viitavad Ukraina luureandmed sellele, et Vladimir Putin üritab aktiivselt Valgevenet Venemaa sõtta kaasata, kusjuures riik võib sihtida kas Põhja-Ukrainat või mõnda NATO liikmesriiki. Tundub, et Putini hullumeelsus on tema marionettide seas nakkav. Kui Venemaa rajab tulevaste sissetungide aluseid, ootab Lukašenka, truualamlik käpiknukk, vaid oma peremehe käsku, et Venemaaga liituda järgmistes plaanides. Ukraina jaoks on selle uue seadusandluse oht kahekordne. Putin saab seda kasutada mobilisatsiooni õigustamiseks ja teiste riikide konflikti kaasamiseks. Kuid lääne jaoks on selle uue seaduse ohud veelgi suuremad. Zelenski teab seda, seepärast mainis ta võimalikku rünnakut NATO riigi vastu Valgevene kaudu. Aga enne kui me süveneme sellesse, mida see kõik lääne jaoks tähendab, võime hakata nägema, kuidas Venemaa loob plaani, kuidas ta kavatseb oma uut seadust kasutada teises riigis, Armeenias. Nüüd on Armeenia huvitav juhtum, kui rääkida selle riigi suhetest Venemaaga. Aastaid on Venemaa suutnud kasutada Armeenia ja Aserbaidžaani vahelisi pingeid, et avaldada Armeenia üle mõjuvõimu. Aga siis, 2026 aastal muutus midagi. Carnegie fond tõi selle muutuse esile 3. veebruari artiklis. Selles toodi välja, et Armeenia julgeolekunõukogu juht nimetas kolmandate riikide hübriidohtu suurimaks ohuks, millega Armeenia 2026 aastal silmitsi seisab. Kolmandad riigid tähendab Venemaad. Armeenia ametnikud on üldiselt muutunud julgemaks, kui asi puudutab Venemaa vaoshoitud kritiseerimist selle eest, mida ta riigis teeb. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan on väitnud, et mõned Armeenia apostliku kiriku kõrgemad vaimulikud näivad teenivat rohkem ühe kolmanda riigi huve kui Armeenia enda huve. Ja teised ametnikud on hakanud kasutama antiimperialistlikku keelt, kui nad viitavad nõukogude ajale, mida Vladimir Putin nii selgelt tagasi soovib tuua. Lühidalt öeldes on Armeenias praegu tugev vastupanu russifitseerimisele ning see on Vladimir Putinit vihastanud. 10. mai pressibriifingul survestas Vladimir Putin Pašinjani korraldama referendumit, mis puudutaks Armeenia valikut Euroopa Liidu ehk EL-i ja Euraasia majandusliidu vahel, kus Venemaal on suur mõjuvõim. See on sellepärast, et Vladimir Putin teab, et Armeenia liigub Euroopa Liidu suunas ja püüab saada selle liikmeks. Vladimir Putin ei soovi seda. Ta hoiatas teatud olukordade eest, mis võivad tekkida, kui Armeenia loob lähedasemaid sidemeid läänega, öeldes isegi, et riik võib seista silmitsi Ukraina stsenaariumiga, kui jätkab praegusel kursil. Vladimir Putin tahab referendumit, sest hääli saab osta ja manipuleerida. Ja rääkides manipuleerimisest, hakkame nägema ka huvitavaid arenguid Armeenia infoväljas. 15. mail, vaid 2 päeva pärast seda, kui Venemaa riigiduuma võttis vastu oma uue seaduseelnõu, teatas Milatani, et Vene desinformatsioonivõrgustik on levitanud šokeerivat valeinfot kogu Armeenias. See kampaania algas paar kuud enne raportit ning selle sisu on see, et Venemaa võrgustik levitab võltsitud pilte ja videoid, mis propageerivad ideed, et sõda Venemaaga võib alata, kui Armeenia ei tee seda, mida Putin tahab. Näiteks video, mis hakkas levima märtsi alguses, esitas vale väite, et Sõjauuringute Instituut olevat öelnud, et konflikt Venemaaga on vältimatu, kui Pašinjan võidab eelseisvatel juunivalimistel. Teised videod väitsid, et Pašinjan on teinud Prantsusmaaga salajasi kokkuleppeid, sealhulgas ühe, kus Prantsusmaa president Emmanuel Macron pakkus väidetavalt Pašinjanile Prantsusmaa toetust, kui Armeenia läheks Venemaaga sõtta. Kokku tuvastati vähemalt umbes 20 sellist videot, mis olid osa Venemaa kampaaniast, mille eesmärk näib olevat 2 asja: manipuleerida ja hirmutada. Plaan pannakse paika. Esiteks, ähvardada riiki, millel on sidemed Venemaaga. Teiseks, püüda seda riiki manipuleerida tegema seda, mida Putin tahab. Kolmandaks, kui see riik ei allu, siis on nüüd olemas seadusandlus, mis lubab Putinil alustada invasiooni Vene kodanike kaitsmiseks. Armeenias juhtus olema palju Vene kodanikke. Osservatorio Balkani kausa Trans-Euroopa andmetel saabus 2022 aasta esimeses kvartalis ainuüksi Armeeniasse 142 000 venelast. Paljud neist reisisid tõenäoliselt selleks, et põgeneda sõja eest, mille Putin tol perioodil algatas. Nüüd võib igaüks neist olla ettekääne, mida Putin kasutab rünnaku alustamiseks riigi vastu, mida ta ei suuda sundida. Kui Ukraina ei olnud läänemaailmale piisav hoiatus, et Venemaal on varuks rohkem kui vaid see sissetung, mille Putin 2022 aasta veebruaris algatas, siis see, mis toimub Armeenias ja riigiduuma poolt just vastu võetud seadusandlus, peaks panema kõlama kõrvulukustavad häirekellad. Aga enne kui me sügavamale läheme, miks see nii on? See on sõjasaade. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui leiate meie kanalist väärtust, kaaluge tellimist, et ei jääks ilma ühestki meie tulevasest analüüsist. Nii et tundub, et Armeenia on Putini sihikule sattunud Venemaa uue eelnõuga, aga olgem ausad, tema peamine sihtmärk on ikkagi lääs. Zelenski on seda ka öelnud, sest Venemaa uus eelnõu sillutab teed Putinile, et alustada sissetungi ükskõik millisesse lääneriiki, mida ta peab Venemaale ohuks. Ja pole nii, et lääs, eriti NATO Euroopa liikmed, ei oleks teadlikud ohust, mida Venemaa endast kujutab.
15. mail väitis Saksamaa relvajõudude kindralinspektor Karsten Breuer, et Venemaa valmistub mingisuguseks rünnakuks järgmiste aastate jooksul. Erinevad näitajad, relvastuse ja tööjõu koondamine, majanduslikud ja poliitilised sündmused viitavad kõik ühele punktile. Aastale 2029 teatas Breuer. Teda toetas Ühendkuningriigi kaitseväe staabiülem, õhuväe marssal Richard Knighton. Venemaa võitleb Ukrainas, õpib kogemustest, arendab uusi tehnoloogiaid ja Putin on tõestanud oma valmisolekut rünnata suveräänseid riike. Mida lähemale sa jõuad Vene piirile, seda rohkem sa seda tunned, ütles Knighton samas intervjuus Breueriga. Nagu me ütlesime, häirekellad, need peaksid helisema. On ka teisi, kes osutavad Putinile ja väidavad, et tal on midagi kurja kuulutavat varuks. Juba veebruaris andis Rootsi häirekella. Riigi sõjaväeluure ja julgeolekuteenistuse iga-aastane aruanne tõi esile mitu hübriidsõjaoperatsiooni, sealhulgas sabotaaži ja küberoperatsioone, mida viidi läbi Rootsi ja tema lääneliitlaste vastu. Selle tulemusena nimetas aruanne Venemaad Rootsi ja NATO peamiseks sõjaliseks ohuks. See oht on nüüd tõusnud täiesti uuele tasemele, kuna Putin on sisuliselt andnud endale loa tungida suvalisse riiki, kasutades selleks kõige õrnemaid ettekäändeid. Politico lisab, et EL-i kaitseametnikud usuvad, et järgmise paari aasta jooksul võib Kreml hakata katsetama ja survestama lääne üldist pühendumust NATO liidule ning seeläbi ka pühendumust Ukrainale. Endine Tšehhi valitsuse riikliku julgeolekunõunik Tomaš Pojar arvab, et selline katsetus keskendub tõenäoliselt Balti piirkonnale või võib-olla Musta mere piirkonnale. Pojar sõnul võib Bulgaaria olla sihtmärgiks, eriti kuna ta kulutab oma kaitsele vähem raha kui Balti riigid, kes olid Putini ohust teadlikud juba enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Kas me võime näha Armeenia puhul kasutatavat tegevusplaani rakendatuna nende NATO liitlaste vastu? Kui see juhtub, oleks see NATO proovikivi. Venemaa on andnud endale loa sissetungiks ning riik, keda ta peab NATO liikmete seas nõrgemaks, oleks ideaalne sihtmärk katsetamiseks. Kui NATO ei tõtta kohe kaitsma Bulgaariat või mõnda Balti riiki Vene sissetungi korral, saab Putin aru, et ta võib minna kaugemale, kui NATO tahaks, et ta usuks. Lõppkokkuvõttes on Venemaa uus seaduseelnõu kõik selleks, et anda Putinile rohkem valikuvõimalusi. Ukrainas on tal võimalus oma sõda Vene rahva silmis legitimeerida, mis võiks luua aluse mobilisatsiooniks ja Valgevene kaasamiseks. Armeenia näib olevat Putini sihikule võetud ja kõik eeldused on olemas sissetungiks, mida Venemaa uued seadused õigustavad. Ja läänes on oht, mida Putin on aastaid endast kujutanud, ebamugavalt lähedal tegelikkuseks saamisele. Nüüd, kui Putinil on olemas seaduslik alus, millega ta saab õigustada rünnakut sellise riigi vastu nagu Bulgaaria, kus New Geopolitics Research Networki 2021 aastal avaldatud andmete kohaselt elab aastaringselt kuni 30 000 venelast, või Balti riigid, mida 10 000 Vene kodanikud nimetavad oma koduks. Kõik märgid viitavad sellele, et Venemaa alustab uusi sõdu, aga siin on suur küsimus. Kas Venemaa on valmis selliseks võitluseks, mida ta üritab alustada? Riigis nagu Armeenia, siis kindlasti. Global Firepower asetab Armeenia 145 sõjalise riigi seas 101 kohale. Riigi 65 000 tegevteenistujaga armee ning peaaegu olematu õhu-, mere- ja maismaa võimekus, eriti võrreldes Venemaaga, tähendab, et Putin suudaks tõenäoliselt saavutada Armeenia ründamisel selle kiire võidu, mida ta lootis saavutada Ukrainas. Aga oletame, et ta pöörab oma tähelepanu NATO riigile ja mis kõige tähtsam, NATO reageerib Venemaa sissetungile täieliku kaitsega. See oleks Putini jaoks kõige halvem stsenaarium, eriti kui ta alustab sissetungi ajal, mil ta veel aktiivselt tungib Ukrainasse. Oleme näinud kahju, mida Ukraina on Venemaale põhjustanud. Riigi rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa 18. mai seisuga kandnud üle 1,35 miljoni kaotuse ja see arv kasvab. Need on pöörased numbrid ja ära unusta, et Ukraina aitab hea meelega oma Euroopa partnereid välja töötada strateegiaid, kuidas end kaitsta sellise sõja vastu, nagu Venemaa peab. Kuni Ukraina on endiselt tegur, oleks Putinil rumal tungida NATO-ga liitunud riiki. Asjad muutuvad veidi keerulisemaks, kui Venemaal õnnestub kuidagi Ukrainas edu saavutada, mis pole sugugi kindel, ja seejärel rünnatakse NATO riiki. Kui USA on osa sellest NATO vastusest, siis on Venemaa peaaegu igas valdkonnas arvuliselt ja relvastuselt alla jäänud, eriti pärast aastaid kestnud sõda Ukrainas. Kuid USA osalus pole garanteeritud. President Donald Trump on korduvalt vihjanud, et ta võib proovida USA'd NATOst välja viia ja ta võiks kasutada Venemaa sissetungi mõne väiksema NATO liikme vastu ettekäändena, et väita, et USA ei peaks sekkuma. Kui Ameerika on mängust väljas, peaks Euroopa NATO Venemaaga hästi võrreldav olema. Aga paberil olevad andmed pole kõik. Kogemuste puudumine sellise sõja pidamisel, nagu Venemaa peab, võib olla probleemiks NATO Euroopa liikmetele, eriti maismaalahingus, märgib Newsweek. Euroopal peaks õhus olema selge ülekaal, kuid Venemaa merevägi on nii suur, et see võib olla võimeline Euroopa sõjalaevadest jagu saama, isegi kui need laevad on moodsamad ja paremas seisukorras.
Ja loomulikult on Venemaal tuumavõimalus. Relvastuskontrolli assotsiatsiooni andmetel on Venemaal 5580 tuumarelva, võrreldes Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi ühise 515-ga. See oleks tõenäoliselt palju tasavägisem võitlus, kui paljud arvavad, ja kui Vladimir Putinil õnnestub NATO liidus lõhesid tekitada, nagu ta on aastaid püüdnud, võib väiksema NATO liitlase ründamine olla täiesti võimalik. Belfaire'i keskus väidab, et järgmiste aastate jooksul näeme, kuidas Venemaa suurendab oma hübriidsõja, hirmutamistaktikate ja valeinfokampaaniate ulatust. See, mida me praegu Armeenias näeme, võib olla märk sellest, mis võib juhtuda Bulgaarias või Balti riikides. Vladimir Putin loodab võimalusele, et tal õnnestub tekitada NATOs nii sügav lõhe, et USA jääb kõrvale, ning piisavalt keeruline olukord, et Euroopa NATO liikmed tabatakse ootamatult, mistõttu nad takerduvad bürokraatiasse, sisetülidesse ja ebapiisavatesse vastustesse. Me teame kindlalt, et Venemaa on just loonud endale ettekäände. Eelnõu on vastu võetud ja Vladimir Putini allkiri on vältimatu. Kõik Euroopa riigid, kus elab märkimisväärne arv venelasi, on nüüd ohus. Iga venestamisvastane kampaania võib olla ajendiks. Isegi ühe Vene kodaniku arreteerimine, isegi õigustatud süüdistuste alusel, võib olla ettekäändeks. Hullumeelsus varjutab nüüd Putini meelt. Ta viib Venemaa Euroopaga sõjale lähemale kui kunagi varem. Isegi ilma täiemahulise sissetungita võib uut Vene seaduseelnõud kasutada teiste agressiooniaktide õigustamiseks, näiteks hübriidsõja taktikate ja väiksemate operatsioonide puhul, mis väidetavalt on mõeldud Vene kodanike kaitsmiseks. Uue sõja alus on loodud. Venemaa on legaliseerinud Putini terrori. Kuid samal ajal, kui Venemaa pöörab pilgu tulevaste konfliktide poole, on tal Ukrainas veel palju lahendada. Kasvavad kaotused ja raskused värbamisega on pannud Venemaa Ukraina sõjas kaitsepositsioonile. Kuidagi on Aleksandr Lukašenka muutunud veelgi hullumeelsemaks. Putini Valgevene marionett on juba rääkinud oma vägede mobiliseerimisest ja sõjaks valmistumisest. Aga nüüd on mängus ka tuumarelvad. Lukašenka ja Putin teevad koostööd, et tuua midagi ohtlikku NATO tagaaeda. See on Venemaa, see on Valgevene. Need on tuumarelvad. Mis võiks valesti minna? Palju võib valesti minna, nagu selgub, aga kõigepealt räägime õppustest. 18. mail teatas Politico koos paljude teiste väljaannetega, et Venemaa ja Valgevene alustasid ühiseid õppusi, et harjutada taktikaliste tuumarelvade paigutamist Valgevene territooriumile. Õppused tundusid tulevad täiesti ootamatult, sest kumbki riik polnud eelnevate nädalate ega kuude jooksul teatanud millegi sellise ettevalmistamisest. Ühel päeval polnud midagi plaanis. Järgmisel päeval treenis Valgevene koos Venemaaga oma vägesid, kuidas anda tuumalöök täpsustamata vaenlase pihta. Need pole ka ühekordsed õppused. Valgevene kaitseministeeriumi sõnul kestavad 18. mail alanud õppused mitu nädalat ning tõenäoliselt muutuvad aja jooksul ulatuslikumaks. Ametlikus avalduses jäi ministeerium oma tegevuse osas mõnevõrra ebamääraseks, öeldes: selle ürituse peamine eesmärk on kontrollida valmisolekut täita lahinguülesandeid ettevalmistamata asukohtadest üle kogu Valgevene vabariigi. Peamine rõhk pannakse varjatusele, pikkade vahemaade läbimisele ning jõudude ja vahendite kasutamise arvutuste tegemisele. Aga Valgevene ei peta kedagi sellise üldsõnalise avaldusega. Tegelikult harjutatakse taktikaliste tuumarelvade kasutuselevõttu. Ja see on suur mure mitte ainult tema naabri Ukraina jaoks, vaid ka mitmete riikide jaoks, mis kuuluvad NATO kaitse alla. Uudistekanal Sky teatab üksikasjadest, märkides, et Valgevene korraldab lähinädalatel sarnaseid õppusi mitmes riigi piirkonnas ning nende peamine eesmärk on kolmekordne. Testida sõjaväe valmisolekut tuumarelvade liigutamiseks, kontrollida nende ettevalmistust kasutamiseks ja võib-olla kõige muret tekitavamana katsetada meetodeid, millega tagatakse tuumarelvade paigutamise salajasus, juhuks kui Valgevene otsustab õppustelt üle minna täiemahulisele rünnakule. Õppused annavad ilmselt nii Valgevenele kui ka Venemaale parema ettekujutuse sellest, kui hästi saab Valgevenes taktikalisi tuumarelvi pikkade vahemaade taha transportida, samuti sellest, kui palju sõdureid ja millist varustust selliste ülekannete jaoks vaja läheb. Valgevene on juba pühendanud palju sõdureid õppuse esimesse etappi. Uudistekanal Sky teatab, et õppustest võtab osa 1500 sõdurit ning kasutatakse umbes 200 ühikut varustust, sealhulgas lennukeid. Ainus lohutus kogu selle juures on see, et Venemaa hoiab praegu täieliku kontrolli Valgevenesse kohutavate tuumarelvavarude üle. Kuid oht seisneb selles, et sellised õppused võivad võimaldada Valgevenel tegutseda iseseisvalt, vähemalt ettevalmistusetappides, et tulevikus rünnakuks valmis olla. Kui me seda juba ei teadnud, siis nüüd on see ametlik. Lukašenka on mõistuse kaotanud. Kunagi Putini truualamlik käsilane oleks Valgevene diktaator võinud varem vähemalt väita, et ta hoolitseb oma rahva parimate huvide eest. Ta oleks küll valetanud, aga ta oleks võinud seda väita. Kuid nüüd on Lukašenka sisuliselt andnud ohjad Putini kätte, lubades oma riigil muutuda täielikuks nukkuriigiks, vähemalt sõjaliselt ning tuumarelvade stardiplatvormiks. Aga miks just nüüd?
mis on pannud Venemaa ja Valgevene taas alustama tuumaähvardusi viisil, mida me pole varem näinud. Vastus võib peituda milleski, mida Ukraina tegi ja mis on Putinit tõsiselt ehmatanud. See ootamatu ühine õppus näib olevat korraldatud nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui Ukraina viis läbi seni suurima droonirünnaku Moskva ja ümbritsevate piirkondade vastu. Venemaa väitis, et selles rünnakus sai 3 tsiviilisikut kannatada. Kuid Ukraina jaoks oli see kõik õhuvõimekuse tõestamine ja võimalikult paljude Moskva ja selle ümbruse sõjaliste rajatiste hävitamine. Nädalavahetuse rünnakute lõpuks oli Ukraina saatnud teele umbes 1300 drooni, mis tungisid korduvalt Moskva ümbruse Vene õhutõrjest läbi. Kahjustatud rajatiste hulgas on tehased, mis toodavad Venemaa rakettides kasutatavaid elektroonikaseadmeid ja mikroskeeme, Moskva naftarafineerimistehas ning naftabaas Solženitsõnogorskis. Ukraina lasi rünnakute käigus välja mitu drooni. Nende hulka kuulus juba hästi tuntud Firepointi toodetud FP1 droon ning ka RS-1 Bars, mis on reaktiivmootoriga droon, loodud sihtmärkide tabamiseks 100 kilomeetrite kaugusel. The Guardian teatab samuti, et Ukraina kasutas drooni, mida varem avalikkusele polnud tutvustatud, nimega Bars SM Gladiator. See droon sümboliseerib üht asja, mis hirmutab Putinit rohkem kui miski muu. Ukraina muutub sõja kaugpommitamise osas järjest tugevamaks. Kui Moskva põles, oleks Putin ja tema käsilased mõistnud, et Venemaa territooriumil pole enam tõeliselt turvalisi kohti. Ukraina on muutunud liiga võimsaks. Tema kaugmaarelvad ei ulatu mitte ainult Moskvani, vaid suudavad läbistada ka tiheda õhutõrje, mille Venemaa on piirkonda koondanud. Putin, see tähendab, et Ukraina ei ole enam riik, mida ta suudaks ohjeldada. Ühised õppused Valgevenes algasid kohe pärast seda rünnakute vooru. Putin, kasutades Lukašenkot, üritab saata Ukrainale sõnumi, et ta on valmis olukorda teravdama. Aga see võib siiski olla oht. Lõppude lõpuks pole Venemaa ju alles nüüd hakanud tuumarelvaga ähvardama. Õhukeselt varjatud ähvardused tuumahävinguga on olnud Venemaa sissetungi Ukrainasse tunnusjoon, kuigi neid ähvardusi on alati peetud pigem hirmutamistaktikaks kui tõsisteks kavatsusteks. Seda seisukohta on kinnitanud üle 40 aasta kestnud võitlus, kus taktikalisi tuumarelvi pole kasutatud. Siiski ei saa me eirata ka fakti, et Venemaa näib valmistuvat võimaluseks, et ta võib tulevikus tuumarelvi kasutada. 2024 aasta novembris teatas Kreml, et Putin allkirjastas uue dekreedi, mis muutis Venemaa ametliku tuumarelvade kasutamise poliitikat. Selle dekreediga tehti mitu muudatust, millest kõige olulisem oli see, et Venemaa võib võtta kasutusele esmase kasutamise poliitika, kui ta leiab, et tavarelvade kasutamine ohustab Venemaa suveräänsust või territoriaalset terviklikkust. Venemaa võiks kasutada iga seni Ukraina poolt tema territooriumile korraldatud rünnakut õigustusena tuumalöögiks selle muudetud tuumapoliitika alusel. Kas rünnak Moskvale võis olla piisavalt suur, et panna Venemaad kaaluma esmase kasutamise reaalsuseks muutmist? Loodetavasti mitte. On väga võimalik, et Valgevenes toimuvad ühisõppused on mõeldud järjekordsete ähvardustena vastuseks Ukraina rünnakutele Moskva vastu, kuigi need ähvardused tehakse nüüd Ukraina territooriumile lähemal kui kunagi varem. Või võib see olla palju enamat? On palju asju, mis muudavad need viimased õppused murettekitavamaks kui tavalised tuumaähvardused, mida Putin on tuntud välja ütlema. Ohtlikud pretsedendid luuakse. Nukupresident annab veelgi rohkem kontrolli oma nukumeistrile. Ja tegelikkus on see, et kõik see on kaua aega küpsenud ning see võib tähendada katastroofi mitte ainult Ukrainale, vaid ka NATOle. Need tegurid muudavad kõike. Muide, see on sõjasaade. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli, et olla alati samm ees. Vaatame lähemalt Valgevenet ja selle rolli selles kõiges. Need ühised õppused pälvivad tähelepanu mitte ainult seetõttu, et nende korraldamine tuli üllatusena, vaid ka seetõttu, et need kestavad tavapärasest palju kauem. Ei tohiks olla üllatus, et Valgevene lubab neil õppustel toimuda. Putin on öelnud Lukašenkale, et hüppa ja truualamlik koer küsib vaid, kui kõrgele. Tegelikkus on see, et Venemaa on juba mõnda aega selliseks olukorraks valmistunud. Me nägime seda siis, kui Putin viis osa Venemaa Oresniku hüpersoonilisi rakette 2025 aasta lõpus Valgevenesse. Venemaa pole selle paigutamise suhtes tagasihoidlik olnud. Venemaa kaitseministeeriumi 30. detsembril avaldatud kaadrid näitasid Oresniku mobiilseid raketisüsteeme, mis on paigutatud Valgevene metsadesse. See oli iseenesest juba oht Ukrainale ja NATOle. Sõnum oli selge. Venemaa liigutab tuumavõimekusega rakette, mis Ukraina sõnul võivad lennata kuni Mach 11 kiirusel. See samm oli vaid üks paljudest, mis näitavad, kuidas Valgevene on lubanud Venemaal kasutada oma territooriumi rünnakuteks Ukraina vastu. Nagu Atlandi nõukogu märgib, oli Valgevene 10 000 Vene sõdurite kogunemiskohaks Ukraina esialgse sissetungi ajal. Lisaks tuumaküsimustele on Valgevenet süüdistatud ka selles, et on majutanud seadmeid, mis võimaldavad Venemaa kaugmaa droonidel oma sihtmärke tabada.
Samuti arvatakse, et Venemaa on loonud laskemoonalaod Lukašenka territooriumil, mis on veel üks ettevalmistus, mis näib viitavad sellele, et Venemaa kavatseb Valgevenet millekski kasutada, olgu selleks siis uus maismaa sissetung või tulevikus midagi veelgi kurjemat. Valgevene on juba üle 4 aasta olnud üks tähtsamaid Putini sissetungi toetajaid Ukrainasse. Tuumarelvad, mis asuvad tema territooriumil, tugevdavad seda toetust veelgi ja neid võib pidada omamoodi preemiaks, mille Lukašenko on saanud selle eest, et ta on olnud nii hea käsilane. Venemaa tuumaoht Valgevene kaudu on kujunenud palju pikema aja jooksul, kui viimased õppused seda näitavad. Juba 2023 aasta mais sõlmis Venemaa Valgevenega kokkuleppe, mis formaliseeris taktikaliste tuumarelvade paigutamise Valgevene territooriumile. Venemaa väitis, et see samm astuti seoses pingete kasvuga läänega ning see järgnes teatele, et kokkulepe formaliseeritakse, mille Putin tegi eelmisel märtsil. Ei läinud kaua aega, kui tuumarelvad hakkasid Valgevenesse jõudma. Esimene tarnimine toimus 2023 aasta juunis, nagu kinnitas Lukašenka. Näiliselt elevil tuumarelvade majutamise võimaluse üle kiitles Lukašenka väidetavalt, et Valgevenesse saabuvad lõhkepead on 3 korda võimsamad kui need, mille USA 1945 aastal Nagasakile ja Hiroshimale heitis. Võrreldes 21. sajandi tuumajõududega suhteliselt väikesed, kuid siiski enam kui piisavad, et põhjustada hävingut Ukrainas või NATO territooriumil. See oligi kogu mõte, vähemalt 2023 aastal. Venemaa saatis Valgevene kaudu sõnumi. Lukašenka lubas oma riiki kasutada platsdarmina. Alguses tähendas see seda, et Venemaa sai kasutada Valgevenet marsruudina, mille kaudu saata vägesid Ukrainasse, mis pidi olema välkkiire sissetung. Kuid kui Ukraina ei murdunud nii, nagu Putin ootas, taandus Valgevene sellest, et olla Venemaa sõduritele otsene tee Ukrainasse, tõenäoliselt kartuses, et Ukraina võib vastata rünnakutega. See sama hirm on tõenäoliselt see, mis ajas Lukašenka piirile, nii et ta lubab nüüd Venemaal kasutada oma riiki tuumavahendajana. Liigume nüüd edasi tänasesse päeva ja ühised tuumaõppused toimuvad. Lukašenka saadab sõnumi. Kui te meid torkima hakkate, võib onu Putin lubada meil kasutada tuumarelvi. Ja just siin võibki kõik väga valesti minna. Nii murettekitavad, kui Venemaa tuumaähvardused siiani ka pole olnud, on neis alati olnud teatud alatoon. Eeldus, et Putin ei ole kunagi päriselt tõsine, sest ta teab, et kui Venemaa tuumarelva kasutaks, tooks see kaasa hävitava vastulöögi NATO-lt ja selle tuumavõimekusega liikmetelt. Nüüd luuakse pretsedent. Ohtlikud Vene tuumarelvad antakse üle nukuriigile, mis võib tegutseda Putini nimel või isegi iseseisvalt, andes samal ajal Venemaale võimaluse väita, et neil polnud rünnakuga Valgevenest mingit pistmist. Me lihtsalt andsime neile tuumarelvad, võiksid Putin ja tema käsilased väita. Meil polnud aimugi, et Lukašenka on piisavalt hull, et neid kasutada. Valgevene presidenti mängitakse lolliks, kui Kreml manipuleerib teda loovutama veelgi rohkem oma kontrollist Putinile. Aga enne kui me selleni jõuame, vaatame pretsedendi küsimust. Tuumarelvade paigutamine teise riiki ei ole midagi ainult Venemaale ja Valgevenele omast. USA teeb sama, kuigi riikidega, millel on palju stabiilsemad juhtimisstruktuurid kui Valgevenel. Rahvusvahelise tuumarelvade kaotamise kampaania ICAN andmetel on USA paigutanud tuumarelvi 5 teise riiki, sealhulgas Itaaliasse, Belgiasse, Saksamaale, Türgisse ja Hollandisse. See pole kunagi jäänud Vladimir Putini tähelepanuta, et kõik need riigid asuvad Venemaale löögi kaugusel. USA väidab, et tal on nende relvade üle täielik operatiivne kontroll, mis tähendab, et neid ei lasta välja ilma USA loata. Aga see tähendab, et juba oli olemas teatav pretsedent selle jaoks, mida Venemaa ja Valgevene praegu teevad. Putin ja Lukašenka saavad seda ära kasutada. Kui USA teeb seda, miks ei või Venemaa? Erinevus, nagu Ukraina välja toob, seisneb selles, et USA ei paiguta oma tuumarelvi riikidesse, mida juhivad hullumeelsed autoritaarsed juhid. Venemaa teeb seda. Ukraina välisministeerium ütleb, muutes Valgevene tuumarelvade paigutamise platvormiks NATO piiride lähedal, legitimeerib Kreml de facto tuumarelvade levikut kogu maailmas ja seab ohtliku pretsedendi teistele autoritaarsetele režiimidele. Sellised teod peavad saama ühemõttelise ja otsustava hukkamõistu kõigilt riikidelt, kes austavad tuumarelva leviku tõkestamise režiimi. Ministeerium on kutsunud üles kehtestama täiendavaid sanktsioone nii Venemaa kui ka Valgevene vastu ning oluliselt suurendama Ukraina toetamist pärast ühiselt korraldatavate tuumaõppuste väljakuulutamist. Ukraina sõnul on ületatud punane joon ning vaja on reageerida, et Venemaa teaks, et ükskõik mida ta kavatseb Valgevenet kasutades teha, sellele järgneb asjakohane vastus. Küsimus on nüüd selles, kuidas NATO kõigele sellele reageerib. Vastus peaks olema see, et tuleb anda Ukrainale seda, mida ta küsib. Miks? Sest see, mis praegu Valgevenes toimub, on sama suur oht NATO-le kui Ukrainale. Uudistekanal Sky juhib tähelepanu sellele, et Venemaa ja Valgevene ühiste õppuste ulatus ja mastaap on viimastel aastatel kasvanud. Venemaa on juba mõnda aega moderniseerinud taristut ja saatnud laskemoona baasidesse Valgevene Osepovitši piirkonnas.
See kõik oli mõistlik aasta või 2 tagasi. Enamik Valgevene sõjaväeõppusi toimus riigi keskosas, kus asus ka see baas. Aga nüüd on midagi muutunud. Sõjaväeõppused Valgevenes toimuvad nüüd üha sagedamini loode osas, mis on palju lähemal 2 NATO riigi piiridele, ja see ei saa kollektiivkaitsealliansile kindlasti meele järel olla. Need 2 riiki on Poola ja Leedu. Ja nad jälgivad väga suure kahtlusega, mida Venemaa ja Valgevene teevad oma ühisõppuste ajal tuumarelvadega. NATO suurendas juba nende 2 riigi, samuti Läti piiridel jälgimist, ning Leedu on osa oma vägedest kõrgendatud valmisolekusse viinud. On selge, et NATO on mures. Nii NATO kui ka Euroopa Liidu ametnikud on juba kritiseerinud Putinit tema otsuse eest paigutada tuumarelvad Valgevenesse. See hukkamõist tuli juba 2023 aastal kiiresti, kui Euroopa Liidu peadiplomaat Josep Borrell nimetas Venemaa tegevust vastutustundetuks eskalatsiooniks ja ohuks Euroopa julgeolekule. Sarnaseid muresid on tõstatatud ka ühisõppuste jätkudes, kuid Valgevene on neid eiranud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on juba nimetanud Valgevenes toimuvat suureks ohuks. Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov vastas, väites, et sellised avaldused on lihtsalt katsed pingeid õhutada. Jah, sest Venemaa ja Valgevene korraldavad taktikaliste tuumarelvade õppusi, mis ohustavad Ukrainat ja NATOt. See on ju kindlasti pingete leevendamise taktika. Kõik see viib meid tagasi selle kõige keskmesse, mitte Putini, vaid tema truualamliku käsilase Aleksandr Lukašenka juurde. Sky Newsi andmetel on Lukašenka täielikult kaasatud tuumaõppustesse, mis toimuvad praegu tema territooriumil. Väljaande sõnul on juuniks plaanitud veelgi rohkem õppusi ning tundub tõenäoline, et neid laiendatakse, kaasates rohkem lennukeid ja korraldades ka näidislaskmisi. Valgevene räägib jätkuvalt, et kõik need õppused on kaitse iseloomuga, kuid selliseid väiteid on raske tõsiselt võtta. Valgevenet ei rünnata ning Valgevene on Ukraina sõjas agressori poolel. Mida Lukašenka tegelikult mõtleb, on see, et Putin on talle öelnud, et see kõik on vajalik ja just see teebki Valgevene diktaatori nii ohtlikuks. Kui tal üldse kunagi mingit selgroogu oli, näib olevat kadunud ning alles on jäänud vaid hullumeelne soov hoida võimu, mis libiseb üha enam Putini kätte. On neid, kes usuvad, et Lukašenka teeb kõik, mis suudab, et sõda vältida. Poliitiline strateeg Taras Zaharodny ütleb RBC Ukrainale, et Lukašenka on bandiit ja diktaator, kuid mitte idioot, sest tema sõnul saab Lukašenka täielikult aru, et igasuguse sõja, tuumasõja või muu alustamine Ukrainaga hävitaks tema riigi majanduse ja õõnestaks tema võimu. Zaharodny arvab, et see, mida me praegu Lukašenkalt näeme, on sõjaks valmistumise imiteerimine. See võib nii olla. Aga Venemaa mõju kasv Valgevenes on reaalne. Taassa ja targu on Putin suutnud panna Lukašenka tegema kõike, mida ta tahab. Me nägime seda Ukraina esialgse sissetungi ajal. Me nägime seda uuesti, kui Venemaa esitles oma tuumatehingut kui kasulikku Valgevenele, kuigi tegelikkuses muutis see Valgevene sihtmärgiks ja võimaldas Venemaal rohkem jõudu näidata. Ja me näeme seda taas ühistes tuumaõppustes. Need õppused ei toimu sellepärast, et Lukašenka neid tahaks. Putin on vihane selle üle, mida Ukraina Moskvas saavutas ja ta kasutab Valgevenet, et saata sõnum. Sellepärast on Lukašenka praegu Ukrainale nii ohtlik. Tema võim, vähemalt geopoliitika või sõdade küsimustes, on olematu. Putin teeb otsused. Lukašenka lihtsalt teeb, mida talle öeldakse. Ja kõige hullumeelsem selle kõige juures on see, et Lukašenka teab, et praegu toimuvad ühisõppused on mõeldud selleks, et tagada Valgevene sobivus tuumarelvade stardiplatvormina, kui ja millal Putin otsustab, et seda on vaja. Aga ta laseb õppustel ikkagi toimuda. Veel üks osa Valgevenest on Putini kätte antud ja kõik, mida Lukašenka teha saab, on teeselda, et see kõik on tema enda idee. Aastaid on Venemaa kasutanud Kaliningradi eksklaavi, et kujutada endast pidevat ohtu Balti regioonile ja NATO idatiivale. Aga nüüd on hoiatus edastatud. Kui mängite, kaotate Kaliningradi. Üks võtmetähtsusega Balti ametnik ütles just Venemaale, et NATOl on kõik vajalik, et kogu Kaliningradi kindlus maatasa teha. Putini haare hakkab nõrgenema. Kui ta läheb liiga kaugele, saab Kaliningradist taas Euroopa Königsberg. Selle suure väite esitas Leedu välisminister Giedrys Puždis. 18. mai intervjuus tunnistas ta, et Vladimir Putin on teinud kõik, et muuta Kaliningrad väikeseks kindluseks. Õhutõrjesüsteemid on saadetud enklaavi, tõenäoliselt selleks, et valmistuda selliseks õhurünnakuks, mida NATO selle vastu korraldaks. Kaliningradis on raketilennukid ja palju muud, mida Vladimir Putin püüab kasutada NATO idatiiva ähvardamiseks. Kuid see kõik ei oma tähtsust. Budrise jaoks on NATO jaoks võtmetähtsusega näidata Vladimir Putinile, et allianss suudab Kaliningradi purustada, kui iganes ta soovib. Siis tuli sõnum. NATOl on vajadusel võimekus hävitada sealset Venemaa õhutõrjet ja raketibaase täielikult. See ei ole hooplemine.
Selle väitega ei kaasne mingit arrogantsi, nagu näitab ka Budrise märkus, et NATO peab võtma Venemaa poolt idatiival kujutatavat ohtu palju tõsisemalt. Siin näeme lihtsalt faktiväidet, mida esitab mees, kes teab, et Venemaal oleks liiga palju võita, kui NATO usuks, et Kaliningrad on läbimatu. Vähemalt on see fakt Budrise silmis, sest ta on sisuliselt ähvardanud Putinit võimalusega, et Kaliningrad võib taas Königsbergiks saada. Aga kas NATO suudab tõesti Venemaa eksklaavi kindluse maa tasa teha? Lihtne vastus on jah, ja me selvitame kohe miks. Esiteks ei ole Venemaa rahul Budrise ja tema hooplemisega. Vaid mõned tunnid pärast Leedu välisministri kommentaare saatis Putin oma lemmikhääletoru Dmitri Peskovi vastulause esitama. Nagu Venemaa puhul tavaks, oli see avaldus täis silmakirjalikkust ja kummalist enesega rahulolu, mis püüab varjata tõsiasja, et Venemaa on nende väidete pärast rohkem mures, kui ta välja näitab. See avaldus on peaaegu hullumeelne. Ma ei arva, et seda tuleks tõsiselt võtta. See näitab pigem sealsete poliitikute jultumust, ütles Peskov ja lisas. Niivõrd jultunud poliitikud ei suuda vaevalt läbimõeldud või peeneid samme astuda. See on hea. See tuleb ühe riigi pressiesindajalt, kes arvab, et peened sammud tähendavad liha viskamist Ukraina lihaveskisse. Ja mis puudutab poliitikute jultumust, siis Peskov hoiatab sageli läänega eskaleerumise eest, iga kord, kui Ukrainale mingitki toetust näidatakse. Tuleme tagasi Budrise ja tema kommentaaride juurde. Leedu välisminister ütleb, et Kaliningrad on probleem, kuid NATO saab selle tõstatada. Tal on mõlemas asjas õigus. Kaliningradist on Venemaa tõepoolest teinud kindluse. Ja seda tööd alustati juba enne, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse. CNA, mis on riikliku julgeolekuanalüüsi pakkuv mittetulundusühing, märgib, et Kaliningradi sõjaline jõud oli 1990-ndatest kuni 2016 aastani suhteliselt nõrk. Siis muutus midagi. Pärast Venemaa esialgset agressioonikampaaniat Ukraina vastu hakkas Venemaa tugevdama seda eksklaavi. See tugevdamine eskaleerus 2021 aastal, kui Venemaa saatis Kaliningradi 11. armee korpuse andes enklaavile kuni 18 000 sõduri suuruse väe, samuti raketid, sõjalaevad ja muud relvad, nagu tankid, suurtükid ja mobiilsed raketiheitjad. Oblastis on ka hävituslennukid, peamiselt Venemaa Su-30, Su-27 ja Su-24 lennukid ning Balti laevastik, kuhu kuulub 52 Venemaa sõjalaeva, paigutab regulaarselt laevu enklaavi. Vladimir Putinil olid selgelt plaanid eskalatsiooniks Ukrainas, nagu me hiljem teada saime, kui ta alustas Venemaa täiemahulist sissetungi 2022 aasta veebruaris. Kõik, mida ta enne seda enklaavi saatis, pidi seda tugevdama, et Kaliningrad võiks olla oht NATO idatiivale nii enne kui ka pärast sissetungi. Mõte oli Ukraina kiiresti vallutada, muuta see Vene territooriumiks, mis koos Valgevene nukuvalitsuse ja Kaliningradiga tekitaks NATOle tõsiseid probleeme. See plaan ei õnnestunud, sest Venemaa alahindas Ukrainat tohutult. Aga Kaliningrad seisab endiselt väikese kindlusena. Leedu välisminister ütleb, et NATO suudab selle maa tasa teha ja ta pole ainus, kes nii arvab. Sarnast kommentaari on varemgi tehtud, ainult palju ülemeelikuma stiilis. 2025 aasta oktoobris lükkas endine USA Euroopa vägede ülemjuhataja Ben Hodges tagasi Venemaa poolt Kaliningradi rajatud kaitserajatised. Kui Venemaa ründaks Poolat samamoodi, nagu nad ründasid Ukrainat, hävitaksid NATO õhujõud ja maismaajõud nad, väitis Ben Hodges, lisades, et Kaliningrad kõrvaldatakse esimeste tundide jooksul igas Venemaa ja NATO vahelises konfliktis. Ja muretsema ei peaks ainult see eksklaav. Kui NATO oleks tõsine, kaotaks Venemaa lühikese ajaga ka Krimmi koos oma võtmesadama Sevastopoliga, hoiatas Ben Hodges. Siin on üks oluline märkus, kuid selleni jõuame varsti, nii et jääge meiega. Vaid mõned kuud enne seda, kui Hodges oma kommentaare tegi, ütles midagi sarnast ka teine USA ametnik, USA Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Christopher Donahue. Ta väitis, et NATO strateegia Venemaaga idarindel toimetulemiseks, kui sõda peaks algama, hõlmab Kaliningradi kiiret hävitamist. Donahue lisas, et standardiseeritud süsteeme juba arendatakse, et täiendada piirkondlikke kaitseplaane, mis on juba pikka aega kehtinud, ning ta tõi välja, et kontroll õhu- ja mereala üle Kaliningradi enklaavi kohal ja ümber selle oleks võtmetähtsusega selle alistamisel. Rohkem Donahue eriti ei öelnud. Ta ei kavatsenud NATO plaanide kohta saladust avaldada. Siiski ei saa me jätta küsimata, milline oleks NATO plaan, kui otsustataks, et Kaliningrad tuleb taas Königsbergiks muuta. Meil on 3 ametnikku, kes peaaegu aasta jooksul väidavad, et Venemaa ei saa midagi teha, et NATO-t enklaavis peatada. Aga kui see nii on, siis mida NATO plaanib teha? Need ametnikud ei pruugi rääkida, kuid meil on mõned ideed, kuidas Kaliningradi hõivamine võiks välja näha. Enne kui selle juurde läheme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui leiate kanalist väärtust, siis ärge unustage tellida, et ei jääks ühestki meie videost ilma. Nii et plaan hõivamiseks. Siin on, kuidas see toimiks.
Esiteks oleks mereblokaad kindlasti päevakorras, eriti kui NATO otsustab mitte lihtsalt Kaliningradi õhuväega maatasa teha. See blokaad toimiks NATO kasuks puhtalt mereväe jõu poolest. Venemaa Balti laevastik ei ole piisavalt tugev, et blokaadist läbi murda ja Musta mere laevastik on meres, mille järgi ta nime on saanud Lõksus, sest Türgi ei luba sõjalaevadel läbi väinade Mustale merele liikuda. Ja isegi ilma selle tegurita on NATOl lihtsalt võimsamad ja kaasaegsemad laevad kui Venemaal. Lisaks on NATOl lihtsalt rohkem laevu üldiselt, 2818 alust mereväes võrreldes Venemaa 747-ga statistika järgi. Palju sõltub sellest, kui palju neist laevadest saab tegelikult Balti piirkonda blokaadi jaoks saata. Kuid kuna enamik NATOst asub Euroopas, ei tohiks olla liiga keeruline piisavalt laevu kohale tuua, eriti kui NATO on sama pühendunud sõjale Venemaaga, nagu rünnak Kaliningradi vastu seda eeldaks. Asümmeetriline sõjapidamine oleks siiski väljakutse. Venemaa on oma sissetungi käigus Ukrainasse õppinud palju droonide kasutamise kohta sihtmärkide ründamiseks. Kuid Ukraina oleks samuti tegur Kaliningradi hõivamisel. Kui NATO võitleb Venemaaga, siis Ukraina ei kavatse kõrvale astuda. Tõenäoliselt saadata droonide eksperte, nagu ta on teinud ka Pärsia lahe piirkonnas, et aidata NATO mereväel paigutada püüdureid Vene Shahedi droonidega toimetulekuks. Ukraina pakuks ka ligipääsu oma meredroonidele, nagu Sea Baby, mis on juba tõestanud, kui tõhusad nad võivad olla Vene laevade hävitamisel. Kolmandik Musta mere laevastikust, mille Ukraina droonid ja raketid on hävitanud, kinnitab seda. Blokaadi eesmärk on lihtne. Takistada Venemaal viia vägesid, varustust, tarvikuid ja muud Kaliningradi Läänemere kaudu. See jätaks Venemaale ainukeseks võimaluseks tugevdada Kaliningradi Suwalki koridori peale selle, mida nad on juba enklaavis teinud. Aga see kõik on ettevalmistustöö. Tegelik tõstmine toimub kiiresti ja on osa mitmevaldkondlikust plaanist. See on peen viis öelda, et NATO kasutaks kõike, kaasa arvatud köögivalamu, et enklaav võimalikult kiiresti maha võtta. Mängu tuleks taas numbrite mäng. Kuni Euroopa NATO toetavad Ameerika Ühendriigid, jääb Venemaa numbrite mängus igal rindel teisele kohale. NATOl on rohkem sõdureid, lennukeid, laevu, suurtükke, rakette ja soomusmasinaid. Kõiki neid ei lähe vaja, vähemalt Kaliningradi halvavas pommitamises, kuid rünnak oleks jõhker ja kiire. NATO saadaks häkkerid Venemaa radarite ja juhtimissüsteemide segamiseks. Elektroonilise sõjapidamise süsteeme, tõenäoliselt Ukraina poolt tarnitud, kasutatakse nii paljude Vene droonide eksiteele juhtimiseks kui võimalik. Ülejäänu teeksid ära laevadele paigaldatud õhutõrjesüsteemid. Kõik droonid, mida Venemaa saadab Krimmist või mandriosast, peaksid samuti läbima Ukraina, Balti riigid ja Poola, et jõuda Kaliningradi. Seega nende riikide õhutõrjesüsteemid nõrgestaksid samuti Venemaa vasturünnakut. Pommilennukid, hävitajad, allveelaevad ja sõjalaevad võiksid tulistada Kaliningradi eksklaavi pihta järjestikku tiibrakette ja pomme, umbes nii nagu nägime, kui USA viis läbi operatsiooni Eepiline raev Iraani vastu. Eesmärk oleks rünnata nii tugevalt ja kiiresti, et Venemaal oleks vaevu võimalik vastata. Seega toimuksid need löögid tõenäoliselt samal ajal, kui NATO kehtestab blokaadi, mitte enne seda. Blokaad jääks siis kehtima nii kauaks kui vaja, jättes Kaliningradi jäänused ilma kõigest, mida neil oleks vaja isegi vähimakski võimaluseks oma enda pealetungi alustamiseks. Ja Venemaal on veel üks probleem. Kaliningradi pindala on vaid veidi üle 15 000 ruutkilomeetri. See ei ole just suur territoorium, et taluda NATO ülekaalukat õhu- ja mereväe kampaaniat. Samuti ei ole see eriti suur territoorium, mida maismaale saadetud väed peaksid Venemaalt ära võtma. Nii et kui Budris ja teised ametnikud ütlevad, et NATO võiks Kaliningradi vallutada, siis nad ei valeta. NATOl on kõik vajalik, et pühkida Venemaa enklaav kaardilt ja võtta see Euroopale tagasi. Aga te võite mäletada, et mainisime üht teatud mööndust, mis on mängus ja mõjutaks kindlasti võimalikku plaani, mille me just välja tõime. See mööndus on Ameerika Ühendriigid. Ja Budris selgitab, miks see nii on, öeldes. Paljud meie plaanid põhinevad endiselt eeldusel, et Ameerika annab olulisi sõjalisi võimekusi, nagu satelliitluure. Kuid kui me tahame Euroopat iseseisvalt kaitsta, peame kõike uuesti läbi mõtlema, sealhulgas tuumaheidutuse. Leedu välisministril on õigus. Suur osa sellest jõust, mida NATO kasutaks Kaliningradi vastu, sõltub USA-st, olgu see siis tehnoloogilises plaanis või luureinfo jagamises. Lisaks mängib USA võtmerolli, andes NATOle tuumaheidutuse, mida on vaja, et võimaldada tavapärast sõjalist kampaaniat Kaliningradi vastu. Jällegi rõhutab Budris seda fakti lisades. Tuumaenergia nagu Venemaad ei saa heidutada ilma meie enda tuumatasakaaluta. Kuni USA tuumagarantii kehtib, saame meie, eurooplased, keskenduda tavarindejoonele. Numbrid kinnitavad tema väidet. Relvastuskontrolli assotsiatsioon märgib, et Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, kes on ainsad 2 NATO liiget peale USA, kellel on tuumarelvad, omavad kokku vaid 10% sellest varust, mis on Venemaal.
USA osalemine mängus toob tuumatasandil võrdsuse, mis tähendab, et NATO saab riskida tavarünnakuga Kaliningradi vastu, sest igale Venemaa tuumarünnakule saab vastata samaga. Aga kui USA võrrandist välja võtta, siis muutub kõik. Euroopa NATOl oleks endiselt piisavalt tulejõudu, et võtta Venemaa kindlus. Kuid seda tehes seisaks ta silmitsi riskiga, et Venemaa ei vastaks mitte tavarelvadega, vaid tuumaarsenaliga, mis ületab kaugelt kõik, mis Euroopal on. USA vastukaal on Kaliningradi plaani suur mööndus ja see vastukaal ei pruugi olla enam nii usaldusväärne kui varem. 19. mail teatas Defense News, et USA Donald Trumpi administratsiooni juhtimisel kavatseb oma NATO liitlastele öelda, et Ameerika plaanib Euroopas oma sõjalisi võimekusi vähendada. See väide pärineb 3 nimetamata allikast, seega tuleks sellesse suhtuda teatava ettevaatusega. Kuid Ameerika plaani põhisisu näib olevat vähendada nende vägede kontingenti, mida nad teevad kättesaadavaks niinimetatud NATO jõumudeli jaoks. See mudel on sisuliselt jõudude reserv, mida saab kiiresti aktiveerida, kui peaks tekkima konflikt. USA võib valmistuda vägede ja varustuse eemaldamiseks sellest reservist, mis on kuulujutt, millel on teatav tõepõhi all, kuna Donald Trump on varem väitnud, et ootab Euroopa NATO liikmetelt peamise vastutuse võtmist kontinendi kaitsmisel. Kas see väljaviimine tegelikult toimub ja kui kiiresti see toimuks, kui USA selle ellu viib, on peaaegu ebaoluline. Peamine punkt siin, millele ka Pudris viitab, on see, et USA on Kaliningradi hävitamise plaani jaoks hädavajalik. Trumpi ajal on suhe NATO ja USA vahel sageli olnud keeruline. See ei aidanud olukorda, kui ükski NATO riik ei tulnud USA'le appi ega toetanud operatsioon Eepiline raevajal. Trumpi administratsioon polnud sellega rahul, kuigi teistel NATO liikmetel polnud mingit kohustust liituda sõjaga Pärsia lahes. Trump on samuti väitnud, et USA lahkumise NATOst ümbervaatamine ei tule enam kõne alla, mis näib tähendavat, et ta on otsuse USA lahkumise kohta juba teinud. Muidugi pole see nii lihtne. 2024 aastal vastu võetud seadusandlus Ameerika Ühendriikides takistab igal USA presidendil anda korraldust NATOst lahkumiseks, välja arvatud juhul, kui selleks on kas 2/3 senati enamus või kongressi vastav otsus. Aga kui Trumpi administratsioonil ei õnnestu täielikult NATOst lahkuda, siis The Guardian märgib, et nad võiksid alati Euroopa piirkonnast USA väed ja komandörid ära tuua. Aga suurem osa sellest on spekulatsioon. Kuid see näitab, miks Pudris rõhutab USA tähtsust kogu Kaliningradi plaani jaoks. Oletame, et USA ja NATO teevad koostööd ning Kaliningradi tõstatamine võiks lõpule viia. Järgmine küsimus on, kas sellist plaani üldse vaja läheb. Pudris näib nii arvavat. Ta ütleb, arvamus, et konflikt Moskvaga mõjutaks ainult Venemaa vahetuid naabreid, on ohtlik eksiarvamus. See on osa Vene propagandast. Teisisõnu, ei saa Euroopa ja NATO eeldada, et ükskõik milline konflikt piirduks ainult Balti piirkonnaga. Kaliningrad oleks probleem kogu idarintele ja kui sellega kiiresti ei tegeleta, võiks Putin seda kasutada Balti riikide hõivamiseks ning tugeva Vene kaitse loomiseks kogu idaosas. Mis näib peaaegu nagu sõjaväepost, võib kiiresti muutuda palju enamaks kui lihtsalt ebamugav naaber, kui NATO ei tegutse kiiresti. Suwałki koridor on eriti suur probleem. See kitsas maa-ala, mis ulatub Leedu ja Poola vahel, ühendab Kaliningradi ja Valgevenet. Peamine mure on siin see, et Venemaa võib ühel päeval nendest piirkondadest 2 harulise rünnaku käivitada, et koridor enda kontrolli alla võtta ja seejärel laieneda nii Poolasse kui ka Leedusse. Kaliningrad ei pruugi omaette olla suur oht, isegi koos sõjalise jõu kasvatamisega, kuid kui lisada Valgevene, siis on NATOl probleem ja see probleem võib kiiresti reaalsuseks saada. Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka teatas 12. mail oma riigivägede sihipärasest mobiliseerimisest, ilmselt mingisuguse maismaaoperatsiooni ettevalmistuseks. Valgevene ja Venemaa osalevad ka ühises sõjalises operatsioonis, mis algas 18. mail ja mille käigus näib harjutatavat taktikaliste tuumarelvade kasutuselevõttu Valgevene territooriumilt. Kaliningradi küsimuse tõstatamine võib muutuda vajalikuks, kui Valgevene jätkab oma praegusel kursil. NATOl on palju lihtsam Lukašenkoga toime tulla, kui ta tegutseb ainult Valgevenest, kui siis, kui Valgevene ja Venemaa suudavad võtta Suwałki koridori ja luua 2-harulise rinde NATO idatiival. Seega on Budrise sõnum selge. Venemaa saab kiiresti teada, kui haavatav on Kaliningrad, kui Putin jätkab pingete eskaleerimist. Ja huvitaval kombel võiks NATO, eriti selle Ida-Euroopa liikmed, isegi väita, et neil on teatud õigustus Kaliningradi hävitamiseks. Birminghami ülikooli professor John Bryson Ühendkuningriigist märgib, et Kaliningrad on Euroopa geograafias omamoodi anomaalia. Väga veenvaid argumente võiks esitada selle territooriumi muutmiseks iseseisvaks linnriigiks või isegi selle tagastamiseks ajaloolisele emamaale, kirjutab Bryson. See emamaa oli kunagi Saksamaa. Nüüd võiks väita, et see on Poola. Igal juhul on Kaliningradi suhtes nõudmisi ka väljaspool Venemaad ning kõik need nõudmised puudutavad selle territooriumi taastamist sellisena, nagu see kunagi oli. Kui NATO hävitaks Venemaa väed, saaks Kaliningradist taas Königsberg.
Kui uskuda pudrist, siis Venemaa ei suudaks seda kuidagi takistada. Ja pole nii, et Kaliningrad oleks ainus territoorium, mille üle Venemaa vaevu kontrolli hoiab. Krimm on samamoodi selles nimekirjas, kuna see annekteeriti ebaseaduslikult Putini poolt 2014 aastal. Ukraina pole seda annekteerimist kunagi aktsepteerinud. Venemaa tegutseb jälle samamoodi. Ühendkuningriigi laiemates territoriaalvetes on Venemaa paigutanud luurealvelaevad, otsides veealuseid kaableid ja vajutades nuppe, mis peaksid NATO peakorteris häirekellad tööle panema. Kuid Ühendkuningriik pole selle kõige suhtes passiivseks jäänud. Vene allveelaevad proovisid Briti vetes midagi alatut ning Ühendkuningriik vastas sellega, et alandas täielikult allveelaevade meeskondi, Venemaa sõjaväge ja Vladimir Putinit ennast. Venemaa arvas, et ta tegutseb salaja. Aprilli alguses avaldas Ühendkuningriik, et Venemaa alustas salajast operatsiooni nende vastu, saates mitu allveelaeva Briti territoriaalvetesse. Eesmärk oli selge, isegi kui allveelaevad püüdsid varjatuks jääda. Venemaa püüdis koguda võimalikult palju teavet merealuste kaablite kohta, mis ühendavad Ühendkuningriiki ülejäänud maailmaga. Varsti uurime, miks need kaablid nii olulised on, aga üldiselt on merealused kaablid kaasaegse ülemaailmse sideinfrastruktuuri selgroog. Ilma nendeta ei eksisteeriks internet ega kõik sellega kaasnev kaugeltki sellises mahus nagu täna. Venemaa tahtis need kaablid üles leida enne tõenäolist sabotaažioperatsiooni, et need läbi lõigata ja Ühendkuningriik rivist välja lülitada. Selleks lasi Venemaa valla ühe oma Akula-klassi allveelaevadest koos 2 süvaveeallveelaevaga, mis on seotud riigi peamise süvaveeuuringute direktoraadi ehk GUGiga. Ainuüksi Akula-klassi allveelaev oleks juba murettekitav. Tuumaenergia jõul töötav allveelaev. Need allveelaevad on olnud kasutusel juba hilisest nõukogude ajast ning teatatud andmetel kannavad nad 12 graniitallveelaevalt lastavat raketti, samuti Novator SSN-15 Starfish ja Novator SSN-16 Stellian laevatõrjerakette. Siiski polnud Venemaa eesmärk rünnata Ühendkuningriiki, vähemalt mitte otseselt. Tegelik eesmärk oli saada teavet kaablite kohta, mis tähendab, et 2 GUGi allveelaeva, mis liikusid koos Venemaa tuumaenergia jõul töötava laevaga, kujutasid endast tegelikku ohtu. Me ei tea GUGi allveelaevade endi kohta palju, kuid me teame GUGi kohta küllalt palju. Tegutsedes Venemaa kaitseministeeriumi programmi, mitte mereväe all, on GUGi sisuliselt loor, mille Venemaa püüab oma mereväe luureoperatsioonidele peale tõmmata. Ametlikult eksisteerib GUGi selleks, et võimaldada Venemaal teha okeanograafilisi uuringuid, kuid sellest on kujunenud terve laevastik, mida Venemaa kasutab oma vaenlaste mereliste operatsioonide jälgimiseks. GUGi koosseisu kuuluvad laevad ja allveelaevad teostavad veealuseid uuringuid, paigutavad ja toovad esemeid merepõhjast, hooldavad Venemaa veealust sõjatehnikat ning, nagu Ühendkuningriik just valusal moel teada sai, viivad läbi salajast jälgimist. GUGi on ohtlik. Ja 2026. aasta alguses sai sellest oht Ühendkuningriigi veealustele kaablitele. Ärge kunagi alahinnake selliste kaablite tähtsust. California ülikooli Berkeley professor Nicole Starosielski sõnul kannavad veealused telekommunikatsioonikaablid üle 99% ookeanide vahelisest internetiliiklusest. Need on globaalse interneti selgroog ning praktiliselt kõik, mida me internetis teeme, toetub mingil moel nendele kaablitele. Ilma nende kaabliteta ei saaks sa seda videot vaadata. Iga Zoomi kõne, milles osaled, või e-kiri, mille saadad, jõuab sihtkohta tänu tohutule ülemaailmsele veealuste kaablite võrgustikule. Ja loomulikult on need kaablid hädavajalikud ka praktiliselt iga riigi sõjaväe jaoks. Praeguseks on neid kaableid 485, mis ristuvad üle maailma ookeanide ja merede ning kokku moodustavad need hämmastavad 900 000 miili fiiberoptilist tänapäeva võlukunsti. Räägime teile seda kõike selleks, et rõhutada ühte asjaolu. Venemaa teab väga hästi, kui väärtuslikud need kaablid on riikide jaoks, keda ta peab oma vaenlasteks. Ühendkuningriik on üks neist riikidest või riikide kogumitest nii oma jätkuva toetuse tõttu Ukrainale Putini sissetungi vastu, kui ka seetõttu, et Ühendkuningriik on lääne väärtuste kants, mida Putin nii väga vihkab. Ühendkuningriik on demokraatia, Putin on autoritaarne diktaator. Ühendkuningriik usub vaba infoliikumisse. Venemaa ja Kreml püüavad kontrollida iga sõnumit, mis jõuab venelaste silmade ja kõrvadeni. Kui Venemaa suudab läbi lõigata veealused kaablid, mis toetavad kõike seda, mille eest Ühendkuningriik seisab, saab Venemaa endale võidu nõuda ja nõrgestada vastasriiki. Sellepärast olid Vene allveelaevad Ühendkuningriigi vetes ja Venemaa tegutses ka kavalalt. On põhjus, miks Venemaa saatis tuumaenergia jõul töötava ründeallveelaeva koos GUGi allveelaevadega, mis tegelikult tegelesid merepõhja kaablite otsimisega. Ründeallveelaev oli tähelepanu kõrvalejuhtimine, peibutus, valeoht, mille kohta Vladimir Putin ja tema kaaslased uskusid, et see tõmbab tähelepanu kõrvale Venemaa tegelikelt kavatsustelt, pannes Ühendkuningriigi uskuma, et rünnak võib olla kohe tulemas.
Vladimir Putin kasutas sisuliselt Vene ründeallveelaeva selleks, et jätta mulje, nagu oleks Venemaa lõpuks valmis alustama sõda NATO vastu, millest on nii kaua räägitud, ja et just Ühendkuningriigis süütab Putin selle sõja lõkkele. Samas tegid kuugi allveelaevad seiret, vähemalt selline oli plaan. Mida Venemaa ei teadnud, kui tema allveelaevad suundusid Briti vetesse ja lõpuks sinna tungisid, oli see, et Ühendkuningriik jälgis neid aluseid kogu nende teekonna vältel. Me teame Venemaa katsetest ainult seetõttu, et Ühendkuningriik on avalikustanud, kui halvasti kõik ebaõnnestus. See, mis pidi olema meistriklass Vene salasepitsustes, on jätnud Putini alandatuks, kuna tema väidetavalt märkamatud allveelaevad avastati ja Ühendkuningriigi vastus ületas neid nii, et Venemaa president väriseb vihast. Ühendkuningriik lasi käiku midagi, mille vastu Venemaa ei suutnud võidelda, ja see kõik algas kõige süütumast seadmest – sonarboi. Kui Ühendkuningriik jälgis Vene allveelaevu, proovis ta esmalt neile teada anda, et neil hoitakse silma peal. Sõjalaevad saadeti välja ja need alused lasid vette sonarboid, mis olid signaaliks allveelaevade kaptenitele. Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey avaldab sõnumi, mille need boid Vene allveelaevadele edastasid. Me näeme teie tegevust meie veealuse infrastruktuuri juures. Te peaksite teadma, et igasugust katset seda kahjustada ei sallita ja sellel oleksid tõsised tagajärjed. Vene allveelaevad ei võtnud sõnumit kuulda. Nad oleksid pidanud tagasi pöörduma, aga nad ei teinud seda. Ühendkuningriik nägi seda kõike ette. Nad on varemgi Putini ja tema hübriidsõja taktikatega tegelenud ning teavad, et Venemaa juht ei kuula hoiatusi. Talle tuleb need sõna otseses mõttes pähe taguda. Ja parim viis seda teha on anda Venemaa poolt kasutatavatele üksustele teada, et sa vastad jõuga, mis võib nad hetkega hävitada. Just seda Ühendkuningriik tegigi. Aga enne kui räägime operatsioonist, mille Ühendkuningriik käivitas ja mis Venemaa täielikult alandas, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui see on selline ülevaade, mida soovid näha, siis kindlasti telli kanal, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Ajakirja Newsweek andmetel oli Ühendkuningriik jälginud Venemaa allveelaevu nädalaid ning seda piirkondades, mis asusid kaugel Briti vetest. Ühendkuningriik sai esimest korda aimu Venemaa plaanides siis, kui nende sõjalaevad ja luurelennukid tuvastasid Venemaa Akula-klassi allveelaeva sisenemas rahvusvahelistesse vetesse Arktikas. Häirekellad hakkasid helisema, kui Ühendkuningriik nägi, et allveelaev liikus nende vete suunas. Kuid Ühendkuningriik oli selleks kõigeks valmis, eriti pärast seda, kui nad avastasid 2 kuugi allveelaeva, mis liikusid samas piirkonnas Venemaa ründeallveelaevaga. Tüüp 23 fregatt HMS St. Albans saadeti välja ja tõenäoliselt oli just see laev see, mis lasi välja soonarbojud, mida Ühendkuningriik kasutas Venemaa hoiatamiseks. Kui seda hoiatust eirati, saatis Ühendkuningriik välja ka RFA Tide Springi, mis on tanker ning mitu oma Merlin helikopterit. Need ei ole relvad, mida Ühendkuningriik tingimata kasutaks Venemaa ründesukelduja vastu otseselt, välja arvatud võib-olla fregatt. Näiteks RFA Tidespring tankib kuningliku mereväe laevu, nii et see saadeti tõenäoliselt välja selleks, et tagada HMS St. Albansi võimalikult pikk merel viibimine vastavalt Ühendkuningriigi vajadustele. Kuid kõik need koos moodustasid mere- ja õhuväe, mis andis Venemaa allveelaeva operaatoritele selgelt mõista, et neid jälgitakse. Veelgi lisandus kuningliku õhuväe poolt saadetud B-8 mereväe luurelennuki näol. See lennuk võimaldas Ühendkuningriigil jälgida Vene allveelaevu ööpäevaringselt, samal ajal kui kuningliku mereväelaevad kattis tuhandeid miile, et hoida Putini salakavalaid aluseid silma all. Siis lisandus vastusele veel üks kiht. Kuigi Vene allveelaevad kujutasid Ühendkuningriigile ja selle vetes kõige otsesemat ohtu, ei tohi me unustada, et Ühendkuningriik on NATO liige. Igasugune oht Ühendkuningriigile on oht ka sellele kollektiivkaitseorganisatsioonile, nii et ei läinud kaua, kuni Ühendkuningriik leidis end töötamas koos NATO liitlastega, et näidata Vene allveelaevade vastu veelgi suuremat jõudu. Väikesest jälitusoperatsioonist kasvas välja missioon, milles osales 500 inimest. Liitlasväed, sealhulgas Norra omad, liitusid reageerimismeeskonnaga. Operatsiooni lõpuks oli Ühendkuningriigi lennukid kogunud üle 450 lennutunni, lisaks tuhandetele meremiilidele, mille selle laevad olid läbinud. Olukord oli eskaleerunud kaugele väljapoole Venemaa kontrolli. Siis tuli alandus. Venemaa Akula-klassi allveelaev oli esimene, mis saba jalge vahele tõmbas ja põgenes. See toetab Ühendkuningriigi usku, et allveelaev polnud kunagi mõeldud millekski muuks kui peibutiseks, sest nad teavad, et Venemaa ei julgeks praegu rünnata ei Ühendkuningriiki ega ühtegi selle NATO liitlast. Kui plaan oli paljastatud, taandus see allveelaev kodumaale juba ammu enne, kui ta Ühendkuningriigi vetesse jõudis. Siiski jätkasid need 2 kuugi allveelaeva edasiliikumist ning veetsid lõpuks mõnda aega Ühendkuningriigi laiemates vetes ja nende ümbruses. Nad ei saanud seal eriti midagi teha. Pideva jälgimise all olid need allveelaevad paljastatud ning Putini salajased plaanid teavet koguda olid purunenud.
Googi allveelaevad võisid tõepoolest tuvastada mõned veealused kaablid, kuid Ühendkuningriik teab täpselt, mida nad võisid või ei võinud leida ning saab vastavalt reageerida. Venemaa ei taha seda. See pidi kõik olema suur saladus, mitte operatsioon, mis avastati sügaval Arktika vetes ja mida Ühendkuningriik seejärel jälgis ja nurjas. Googi allveelaevad on nüüdseks lahkunud Ühendkuningriigi vetest. Nad järgivad põhja poole tagasi seda näilist peibutist. Ja nad lähevad tagasi Putini juurde, kõrvus veel üks hiilisõnum. Meie relvajõud ei jätnud neile kahtlustki, et neid jälgitakse, et nende liikumised ei olnud salajased, nagu president Putin oli plaaninud, ja et nende katse salajaseks operatsiooniks oli paljastatud, teatas Healy. Ühendkuningriigi peaminister Sir Keir Starmer on samuti selgelt öelnud, et Ühendkuningriik ei kavatse leebelt suhtuda millessegi, mida Venemaa võiks proovida, mis võiks riiki kahjustada. Me ei kõhkle tegutsemast ja Venemaa destabiliseeriva tegevuse paljastamisest, mis püüab meie otsusekindlust proovile panna, ütles Starmer. Ja mitte ainult Ühendkuningriik ei kiida end ise oma reageeringu eest Venemaa sabotaažimissioonile. Ukraina, kes on nii kaua olnud Ühendkuningriigi toetuse saaja, on kiiresti Putinit pilganud selle üle, et lõpuks kuu aega kestnud operatsioon paljastati kohe alguses. 9. aprillil, samal päeval kui Ühendkuningriik avalikustas Venemaa täieliku läbikukkumise, kirjutas Ukraina välisminister Andrii Sõbõha X-is, et see, mida Venemaa üritas teha, peaks olema hoiatuseks igale riigile, kes praegu alahindab, kui kaugele Putin on valmis minema. Andrii Sõbõha ütles oma postituses, et Ühendkuningriigi poolt paljastatud Venemaa salajased operatsioonid Põhja-Atlandil näitavad, kui tõsist ohtu kujutab Vene režiim nii piirkondlikul kui ka globaalsel tasandil, tehes väga selgeks, et Venemaa allveelaevad tegutsesid palju rohkemates vetes kui ainult Ühendkuningriigi omades. Sõbõha lisas, me kutsume rahvusvahelist kogukonda üles loobuma igasugusest soovmõtlemisest Moskva suhtes. See režiim tuleb ohjeldada, isoleerida ja selle vastu halastamatud sanktsioonid kehtestada, et hoida selle agressiivseid ambitsioone kontrolli all. Venemaa on globaalne oht. Sõbõha usub, et on viimane aeg, et ülejäänud maailm sellele faktile ärkaks. Tegelikkus, mille Ühendkuningriik on paljastanud, on see, et Putin ei pea Ukrainas ainult tavapärast sõda. Aastaid on tema ja Venemaa pidanud hübriidsõda suure osa ülejäänud Euroopaga. See varjatud sõda ei hõlma vägede saatmist üle teiste riikide piiride ega sõjalaevade kasutamist eesmärgiga tulistada rakette Euroopa territooriumile. See on veelgi salakavalam ja Venemaa allveelaeva operatsioonid on selle täiuslik näide. Putin püüab Euroopat destabiliseerida. Ta tahab kasutada nii reaalseid kui ka varjatud ähvardusi, et tekitada lõhesid ja ta on valmis oma vaenlasi igal võimalikul moel saboteerima. See hõlmab ka veealuste kaablite otsimist ja kahjustamist. Ja Ühendkuningriik teab, et see, mille ta just Arktikas ja oma vetes nurjas, on vaid Putini hübriidsõja jäämäe tipp. Kuidas Ühendkuningriik seda teab? See pole kaugeltki esimene kord, kui Vene alused üritavad tungida Ühendkuningriigi vetesse ning samuti pole see esimene kord, kui Ühendkuningriik annab tugeva vastuse, et Venemaale teada anda, et nad ei pääse oma tegudega karistuseta. Juba novembris kutsuti Kuninglik merevägi 2 nädala jooksul 2 korral tegutsema, et nurjata Vene sabotaaži ja hirmutamiskatsed, mis olid väga sarnased sellele, mida me just nägime. Seekord ei olnud tegemist allveelaevadega. Selle asemel saatis Venemaa Põhjamerele uurimislaeva nimega Yantar. Yantar on selline okeanograafiline uurimislaev, mille kasutamises Googi on spetsialiseerunud. Ja seekord ei ole liialdus nimetada asju õigete nimedega. Yantar on luurelaev. 8 päeva järjest hoidis Kuninglik merevägi koos Ühendkuningriigi NATO liitlaste abiga Yantaril silma peal, kui see seilas Põhjamere vetes, enne kui liikus edasi Fääri saarte suunas. Seekord saatis Ühendkuningriik välja fregati Somerset, mis kuulub samuti Type 23 klassi, ning see laev kasutas oma võimsaid radareid ja sensoreid, et jälgida Vene laevade iga liigutust. Umbes samal ajal, kui see toimus, saatis Kuninglik merevägi välja ka patrull-laevad liitlasvägede varijälituse operatsiooni raames, mis keskendus RFN Stoiki ja tankerile nimega Yelnaya. Mõlemad liikusid läbi Doveri väina ja suundusid lääne poole mööda La Manche'i väina, kuigi kumbki neist ei tegelenud millegi tavapärasest meretegevusest erinevaga. Venemaa väidab, et see oligi algusest peale plaanis. Tõenäolisem on, et RFN Stoiki pidi kujutama endast ohtu Ühendkuningriigile, kuid sattus hoopis silmitsi liitlasvägedega, kes saatsid selle Ühendkuningriigi vetest eemale. Mõni kuu hiljem pidi Ühendkuningriik taas tegelema Venemaa uute mereteel toime pandud sabotaažikatsetega. Seekord saatis Venemaa Ühendkuningriigi vetesse laeva nimega Sõnakorsk. See laev heitis ankru umbes 3,7 kilomeetri ehk umbes 2,3 miili kaugusel Inglismaa Somerseti krahvkonna rannikust 27. jaanuaril. Seal viibis see 14 tundi, olles ohtlikult lähedal veealuste kaablite allikale, millest me varem rääkisime, kuni Ühendkuningriik saatis kohale oma Wildcat sõjaväekopterid. Ei läinud kaua aega mööda, kui Vene laev tõstis ankru ja sõitis avamerele. See juhtum erines veidi teistest, millest oleme rääkinud.
Nii 2025 aasta novembri kui ka 26 aasta sissetungid Suurbritannia vetesse hõlmasid Vene sõjalaevu ja või allveelaevu ning ka kuugiüksusi. Sinegorisk ei ole neist ükski. See on kaubalaev, mis sõidab Vene lipu all. Aga see oli sama suur oht. United 24 meedia teatel ankruslaev väga lähedal 5 suurele veealusele kaablile, sealhulgas Exa Express, DGN Atlantic ja VSNL Western Europe, mis kõik annavad andmeid üle Atlandi ookeani Ameerikasse ja ülejäänud Euroopasse. Vene kaubalaeval polnud mingit põhjust selles konkreetses kohas ankrusse jääda. Eriti mitte ankrut, mida võiks mööda merepõhja lohistada ja mis satuks nii väärtuslike kaablite teele. See viimane juhtum annab hirmutava ülevaate Venemaa hübriidsõjast Suurbritannia vastu. Sõjaliste ja kuugivarade kasutamist võib mõista. Kõik teavad, et nende lipu all sõitvad laevad ja allveelaevad ongi mõeldud ohtu kujutama. Aga kaubalaevad. See on isegi Putini jaoks madal tase, sest nüüd kasutab ta tsiviillaevu, et üritada saboteerida Suurbritanniat ja tema liitlasi. Venemaa teab täpselt, mida ta siin teeb. Kui Suurbritannia reageeriks ühele neist laevadest millegi muuga kui saatelaevaga, võiks Venemaa kohe süüdistada neid ebaõiglases käitumises. Putin võiks mängida ohvrit ja ta saaks oma õigustuse sõjaks ühe NATO liikme vastu. Ja samal ajal, kui kõik need mereväe taktikad on kasutusel, tegeleb Venemaa ka teiste oma hübriidsõja aspektidega Suurbritannia vastu. Ajaleht Daily Mail teatab, et Venemaa küberrünnakud Suurbritannia vastu on kasvanud 1586% pärast seda, kui Suurbritannia avalikult toetas Ukrainat Venemaa sissetungi vastu kaitsmisel. The Guardian teatab, et küberrünnakud Suurbritannias kasvasid ainuüksi 2025 aastal 50%. Kõik need rünnakud ei pruugi olla Venemaa päritolu, kuid paljud neist tõenäoliselt olid. Ja need näitavad meile, et Venemaa peab sõda Ühendkuningriigi side- ja andmekanalide vastu, mis ulatub palju kaugemale allveekaablite sihtimisest. Rääkides infost, siis Venemaa on spetsialiseerunud info manipuleerimisele sellisel määral, et sellest saab desinformatsioon. Forbes teatab, et Ühendkuningriigi parlamendiliikmed hoiatavad, et Venemaa desinformatsioonioperatsioonid Ühendkuningriigis on võrreldavad sõjaseisukorraga. Nende väitega on raske vaielda. Need parlamendiliikmed paljastasid doppelgänger võrgustiku, mida toetab Venemaa ja mis keskendub sotsiaalmeedias Venemaa toetavate ja läänt kritiseerivate kommentaaride postitamisele. Ainuüksi X-platvormil on parlamendiliikmete sõnul see võrgustik kujutanud postitused kommentaaridega üle Walesi printsessi tervise kohta, Putini võitude kohta Venemaa valimistel ning Ukraina väidetava nõrkuse ja läbikukkumiste kohta. Vene botid on sotsiaalmeedias laialt levinud ja Kreml kasutab neid arutelude suunamiseks ning avaliku arvamuse mõjutamiseks. Kõik käib lõhestamise ja kaose tekitamise ümber. Kui need kaks asja on loodud, seab Venemaa aluse tavapäraseks sõjaks. See on sõda Suurbritannia vastu, lihtsalt mitte sellisel kujul, nagu me seda tunneme. Allveelaevad, mida Venemaa üritas märkamatult Suurbritannia vetesse saata, on vaid viimane näide palju laiemast hübriidkampaaniast. Suurbritannia on teadlik sellest, mida Venemaa teeb. Ta reageerib nähtavatele ohtudele, nagu nägime aprillis, ning teab, kust pärinevad küberrünnakud ja valeinfo, mis tema infovälju kimbutavad. Olles valmis, hoiatab Suurbritannia teisi NATO riike. Ja need riigid vastavad kutsele. Paljud neist on olnud Venemaa hübriidtaktikate ohvrid ja nad reageerivad sellele. Rootsi on selle täiuslik näide. Putini sissetung Ukrainasse oli Rootsi NATO-ga liitumise katalüsaatoriks ning nüüd toetab see riik Ukrainat relvadega, mida Venemaa poleks kunagi oodanud. 2021 aastal sai Türgi president Erdogan kingituseks rahvuslikult liikumisparteilt Türgi maailmakaardi. See hõlmas tohutuid alasid Kesk-Aasias, Kaukaasias ning eriti märkimisväärseid osi Lõuna-Venemaa territooriumist, samuti Hiinat ja Balkaneid. See vihjas sellele, et see on Türgi maailm, nimetus erinevatele etnilistele rühmadele üle Euraasia ning Türgi on selle loomulik kese. Avaliku pahameele asemel lükkas Kremlit esindav pressiesindaja Dmitri Peskov lihtsalt kaardi täpsuse tagasi, märkides, et Türgi, maailma tõeline kese, asub tegelikult Altai piirkonnas, mis asub täielikult Venemaa piirides. Kremlile oli see väike diplomaatiline torge ja pigem poliitiline poosetamine Türgi sisemiste ambitsioonide nimel kui geopoliitiline samm. Aga kui tulla tänasesse päeva, siis Moskva meeleolu on märgatavalt muutunud. See kaart on Kremlile ja president Vladimir Putinile veel üks märk sellest, et Venemaa haare Kesk-Aasias lõdveneb ning Türgi on valmis selle tühimiku täitma. 2025 aastal ilmunud monograafias pealkirjaga Panturkismi mütoloogiad ning Venemaa ja Euraasia julgeolek 21. sajandil ekspertide meeskond hoiatab, et Türgi identiteedi tõus Kesk-Aasias võib kujutab eksistentsiaalset ohtu mitte ainult Venemaa mõjule piirkonnas, vaid potentsiaalselt ka Venemaa territoriaalsele terviklikkusele endale.
Samal ajal avaldas Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu 2026 aasta aprillis analüüsi, milles hoiatati Türgi panturkistlike poliitikate leviku eest piirkonnas. See on dramaatiline muutus toonis ja see näitab, et Kesk-Aasias toimub midagi tõelist, mida Moskva oli varem aastakümneid püüdnud ära hoida. Et täielikult mõista muutuvat olukorda, pead sa mõistma ka piirkonda ennast. Kesk-Aasias on 5 endist Nõukogude Liidu vabariiki: Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan. Kokku elab seal umbes 78 miljonit inimest. Aga mis veelgi olulisem, neil on tohutud nafta, gaasi ja haruldaste mineraalide varud, moodustades üle 5% maailma nafta- ja gaasivarudest. Ja need riigid asuvad iidsete siiditee kaubateede ääres, mis nüüd kannavad mandritevahelisi torujuhtmeid ja raudteekoridore, ühendades Lääne-Idaga maismaa kaudu. Tegelikult väitis juba 1904 ja 1919 aastal Briti geograaf Halford Mackinder, et see, kes kontrollib seda piirkonda, omab võtmeid maailma rahu ja võimu jaoks. Sa ei pea seda teooriat täielikult uskuma, et mõista, et iga suurriik maailmas on juba tundnud huvi selle piirkonna sündmuste vastu. 20. sajandi alguses oli Nõukogude Liit suure osa sellest piirkonnast de facto kontrollija ning oli silmapaistev maailmavõim. Ja täna on Venemaa, Hiina, Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, Iraan ja isegi eelmainitud Türgi kõik juba 30 aastat võistelnud mõjuvõimu pärast selles piirkonnas. Peamine erinevus praegu on see, et Venemaa mõju on aeglaselt vähenemas. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist 1991 aastal sidus Moskva piirkonna institutsioonide ja survevõrgustiku kaudu enda külge. Iseseisvate riikide ühendus sidus paljud majandused omavahel kokku. Kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon CSTO pidi olema sõjaline ühenduslüli. Moskva sõlmis kahepoolseid kaitselepinguid mitme 5 vabariigist, paigutas Vene väed piirkonna võtmetähtsusega piiridele ning kontrollis paljusid torujuhtmeid, mille kaudu Kesk-Aasia nafta ja gaas maailma jõudsid. Kui mõni neist riikidest reast välja astus, ei kõhelnud Kreml silmust veidi tugevamalt pingutamast. Väidetavalt nõudis Moskva Kasahstani leiukohtades, mis olid alles uurimisfaasis, 20–40% osalust. Peatas peaaegu täielikult Kasahstani naftaekspordi maist augustini ning avaldas survet ka Türkmenistanile gaasitulu osas. See piirkond oli järjepidevalt Venemaa huvikeskpunktis, peamiselt seetõttu, et selle majandused olid sügavalt seotud Venemaaga kaubanduse, energiarajatiste ja Kesk-Aasia migranttöötajate poolt koju saadetud rahaülekannete kaudu. Ja pikka aega see toimis. Kesk-Aasia juhid olid majanduslikult sõltuvad Moskvast, sõjaliselt Venemaa julgeolekugarantiidest ning kultuuriliselt kujundatud 7 aastakümne pikkuse Nõukogude võimu poolt. Vene keel ja isegi de facto piirkondade vahelise suhtluse keeleks. Kiri-kiri tähestik, mille Jossif Stalin kehtestas 1930. aastate lõpus, et katkestada Kesk-Aasia rahvaste side nende eelsovetliku kirjandusliku pärandiga ja Türgiga, oli kogu piirkonnas endiselt kasutusel. Tegelikult jagasid 4–5 vabariigist elanikud, usbekid, kasahhid, kirgiisid ja turkmeenid, ühist päritolu, usku ja keelesidemeid juba ammu enne Nõukogude Liitu. Vähemused olid üle piirkonna laiali. Kuigi neid identiteete ei loonud Nõukogude võim, formaliseeris ja jagas Moskva need Nõukogude perioodil jäigalt eraldi vabariikideks, lõigates sageli läbi olemasolevad kultuuri- ja demograafilised sidemed. Kesk-Aasia killustati sisuliselt ja vormiti seejärel selliseks, nagu Venemaa seda soovis. Liigume kiiresti 21. sajandisse ja Venemaa sissetungini Ukrainasse. Kesk-Aasia juhid jälgisid, kuidas Venemaa annekteeris 2014 aastal Krimmi. Sammu, mida kritiseeris ka Türgi, kes ise on NATO liige. Siis algas täiemahuline sõda. 2022 aastal Türgi maailm hakkas seejärel mõtlema, kes võiks olla järgmine, sõltumata tulemusest. Mõned juhid kinnitasid aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, hoolimata sellest, et püüdsid olemasolevatest kokkulepetest Moskvaga võimalikult palju kasu saada. Kasahstani president Tokajev ütles avalikult, et ta ei tunnusta väidetavalt lahku löönud Ukraina alasid, mida Venemaa annekteeris, olles samal ajal ise Venemaa pinnal. Selline avaldus oleks olnud mõeldamatu 10 aastat varem. Kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon CSTO, mis on Venemaa vaste NATOle, kaotas ilmselt veelgi rohkem oma usaldusväärsust. 2023 aastal ründas Aserbaidžaan Armeenia positsioone Mägi-Karabahhis ning Venemaa ei teinud midagi, et oma liitlast Armeeniat kaitsta. Armeenia peaminister alustas 2024 aastal protsessi organisatsioonist täielikult lahkumiseks ning alates 2026 aastast on riik lõpetanud alliansi rahastamise ja väitmise, et ta sinna kuulub.
Sel ajal oli Venemaa Ukrainas sügavalt seotud, olles saatnud suurem osa oma lahinguvalmis maavägedes sõtta ning raskustes oluliste läbimurrete saavutamisega, mis piiras tõsiselt tema võimet Armeeniat isegi teoreetiliselt aidata. Sellel Venemaa sõjalise taandumise taustal on Kasahstan ja Usbekistan jätkanud üleminekut kirillitsalt ladina tähestikule, samal ajal kui Kõrgõzstanis on üha enam arutatud sarnase muudatuse tegemist. Riigid nimetavad linnu ja olulisi geograafilisi paiku ümber, et eemalduda Nõukogude ajastu Vene nimed. Ja kõik 4 Turgi riiki on üha enam määratlenud end osana Turgi maailmast, mis ulatub Istanbulist Hiinani, läbi Turgi riikide organisatsiooni. See toob meid pantürkismi ideeni, ehk Turgi maailma poliitilise ühendamise või vähemalt koordineerimiseni. See ulatub tegelikult 19. sajandi lõppu, kui Turgi haritlased Vene impeeriumis ja Osmanite mõtlejad pöörasid pilgu oma kultuurilistele juurtele Kesk-Aasias. See oli võimas idee, mille mahasurumiseks Nõukogude Liit kulutas tohutult jõupingutusi, mistõttu killustati ja nimetati ümber terveid rahvaid ja keeli ning kehtestati võõraid kirjaviise. Isegi sõna Turkestan, mis oli kogu piirkonna traditsiooniline nimi, keelati Nõukogude dokumentides ja asendati nimetusega Nõukogude Kesk-Aasia, kuna see kandis panturkistlikke seoseid. Liigume edasi Nõukogude Liidu lagunemisaega, mil Türgi alustab taas suhtlemist Kesk-Aasiaga. Tollane president Turgut Özal tunnustas Kesk-Aasia vabariikide iseseisvust kiiremini kui peaaegu keegi teine ja paiskas Türgi piirkonda hoolimatu uljusega. Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud aastatel rajas Türgi piirkonda 3 suurt ülikooli. Kasahhi-Türgi Ahmet Yassavi ülikooli Turkestanis, Kõrgõzi-Türgi Manas ülikooli Bishkekis ja rahvusvahelise Türkmeeni-Türgi ülikooli Ashgabatis. Türgi investeeris aastatel 1992-2003 Kesk-Aasiasse ja Kaukaasiasse üle 3,8 miljardi dollari, mis inflatsiooni arvestades oleks tänapäeval umbes 7 miljardit dollarit. Juba iseseisvuse esimesel aastal külastas Türgi vabariike üle 1170 diplomaatilise delegatsiooni. Mõnede allikate järgi töötas Özal end piirkonna diplomaatilistel ringreisidel surnuks, surres 1993 aastal pärast kõigi Türgi vabariikide külastamist. See esimene tõuge viis selleni, et Venemaa reageeris jõuliselt. Kasutades oma majanduslikku mõjuvõimu, piiras ta uute vabariikide võimalusi saada rahvusvahelist abi. Türgi enda majanduslik ebastabiilsus ja poliitiline turbulents 1990. aastate keskel vähendasid Kesk-Aasiale kättesaadavaid ressursse. Ja Kesk-Aasia juhid, kes olid just ühest suurvõimust pääsenud, ei kiirustanud end uuesti allutama. Pärast seda, kui Õigluse ja Arengupartei AKP, mida juhtis Erdogan, tuli 2002. aastal võimule ja soovis muuta riigi piirkondlikuks suurvõimuks laiemas Vahemere kontekstis, nihkus Türgi välispoliitika Lähis-Ida suunas ning Kesk-Aasia langes prioriteetide nimekirjas madalamale. Näiteks 1992 aastal läks peaaegu kogu Türgi abi Kesk-Aasiasse. 2005 aastal viidi 55% Türgi projektidest läbi Kaukaasia ja Kesk-Aasia riikides. See vähenes 2010. aastaks 36%-ni. Abi Tadžikistanile ulatus tippajal peaaegu 650 miljoni dollarini, kuid langes seejärel vaid 5 miljoni dollarini aastas. Kuid Türgi ei lahkunud kunagi täielikult ning otsese rahalise abi asemel lõi ta institutsioone, mis hakkasid aeglaselt suunama Türgi riikide meelsust endise poole. Türgikeelsete riikide koostöönõukogu loodi 2009. aastal ja sellest sai hiljem Türgi riikide organisatsioon. Türgi riiklik ringhäälingu organisatsioon TRT käivitas 2009. aastal kanali TRT Avaz, mis edastab saateid Aserbaidžaani, Kasahhi, Kirgiisi, Türkmene ja Usbeki keeles, tuues Türgi uudised ja arengud otse Kesk-Aasia elutubadesse. Kaubavahetus Türgi ja selle piirkonna vahel kasvas 2002 aasta $838 miljonilt 2021 aastaks 9,5 miljardi dollarini ja ligi 4000 Türgi ettevõtet tegutses 5 riigis. Siis tuli 2020 aasta ja kõik kiirenes. Sõda Ukrainas, kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni lagunemine, Armeenia-Aserbaidžaani konflikt, USA lahkumine Afganistanist ning Hiina kasvav majanduslik ülekaal kogu Aasias lõid kõik Kesk-Aasia lõunapiiril julgeolekutühimiku. Kõik need tegurid sundisid Kesk-Aasia riike aktiivselt otsima kolmandat võimalust ning Türgi oli vaikselt end just selleks hetkeks positsioneerinud. Koostöönõukogu nimetati 2021 aastal ümber Türgi riikide organisatsiooniks, mis näitas selgelt, millised olid riigi ambitsioonid. 2021 aastal võttis organisatsioon vastu Türgi maailmavisiooni 2040,
mis on selge tegevuskava ja mille eeskujuks on Euroopa Liidu integratsioon. Eesmärkidega ühtse turu, ühise tähestiku, ühiste institutsionaalsete raamistikute ning sügavama poliitilise ja julgeolekualase koostöö saavutamiseks. Bloki sisekaubanduse näitajad näitavad, kui kiiresti asjad arenevad. Aastal 2022 oli liikmesriikide vaheline kaubavahetus $33 miljardit, kuid 2023 aastaks kasvas see $42 miljardi, mis tähendab ühe aastaga 27% hüpet. Türgi kaubavahetuspiirkonnaga hüppas 2023 aastal umbes $13 miljardi. Kasahstan ja Türgi on kokku leppinud, et suurendavad kahepoolset kaubavahetust 2030. aastaks $10 miljardi võrreldes kinnitatud $6,3 miljardi 2023 aastal. Isegi Aserbaidžaani kaasamine sellesse piirkondlikku koostöösse on strateegiliselt oluline. Türgi toetas Aserbaidžaani sõjaliselt ja poliitiliselt kogu Mägi-Karabahhi konflikti vältel ning Aserbaidžaani võit kinnistas Türgi mainet usaldusväärse julgeolekupartnerina. Nüüd, kui Aserbaidžaan on liitunud Kesk-Aasia konsultatiivse raamistikuga, saab ta olla otsene geograafiline ja poliitiline sild 5 Kesk-Aasia riigi ja Türgi vahel. Tõenäoliselt kaalub ka Türkmenistan täisliikmelisust Türgi riikide organisatsioonis, mis viiks Türgi riikide bloki lõpule, kuid see kõik on poliitika küsimus. Tegelik põhjus, miks Venemaa ei ole enam Kesk-Aasia peamine mõjutaja, on tema sõjavägi või pigem selle puudumine. Aga enne kui me selleni jõuame, veendu, et oled tellinud The Military Show kanali. Me postitame iga päev videoid viimastest sündmustest ja suurtest geopoliitilistest muutustest üle kogu maailma. Tagasi Kesk-Aasia sõjavägede juurde. Enamik armeesid varustati Nõukogude Liidu tehnikaga. Hiljem toetasid neid jätkuvalt venelased nii varustuse kui väljaõppega ning kogu organisatsioon põhines Vene doktriinil. Ja pikka aega, kui mõni riik vajas sõjalist abi, saatis Venemaa oma väed kohale. Tegelikult juhtus see ka 2022 aastal, kui Venemaa saatis rahuvalvajad Kasahstani, kui jaanuaris puhkesid kütusehindade tõttu rahutused, kuid Venemaa pole 4 aasta jooksul Ukrainas sõjas märkimisväärset edu saavutanud, mis on pannud paljusid kahtlema, mida Vene armee tänapäevases sõjapidamises tegelikult suudab. Ja teisel pool on Türgi. Türgi Bayraktar TB2 droon tegi endale nime Liibüas ja Süürias ning tõestas end lõplikult 2020 aasta Mägi-Karabahhi sõjas, kus see hävitas Armeenia soomustehnikat ja õhutõrjet. Ukraina ise on seda laialdaselt kasutanud alates 2022 aastast, kusjuures paljud allikad väidavad, et see droon oli sõja esimestel kuudel eluliselt tähtis päästerõngas, enne kui Ukraina arendas välja omaenda droonitööstuse. 2023 aastaks olid enamik Kesk-Aasia riike ostnud Türgi droone, kuigi Tadžikistan liikus selle asemel Iraani droonitehnoloogia poole. Kasahstan sõlmis samuti lepingu Türgi Bayraktari droonide litsentsi alusel Kasahstani pinnal tootmiseks, mis tähendab, et Kasahstan toodab nüüd sõna otseses mõttes Türgi sõjatehnoloogiat oma riigis. Kõrgõzstan kiirendas oma droonide soetamist pärast seda, kui sattus surve alla Tadžikistani vägede poolt, keda toetasid Venemaaga seotud huvid, nähes Türgis turvapartnereid, kes tõepoolest ka midagi kohale toovad. Isegi Türkmenistan, mis on aastakümneid hoidnud ranget ametlikku neutraalsust, laiendas vaikselt oma relvastust Türgi süsteemidega. Usbekistan tegi oma ostud 2023 aastal ja sõlmis 2022 aastal Türgiga ulatusliku sõjalise koostöölepingu, mis hõlmab luureandmete jagamist, ühist logistikat, kaitsetööstuse koostööd ja sõjalist haridust. See laiendati 2026 aastal täiemahuliseks sõjalise koostöölepinguks. Türgi hoiab samuti teadlikult suhteid kahepoolsetena, mitte ei loo ametlikku blokki, teades, et Türgi riigid oleksid tõenäoliselt otsese sõjalise bloki loomise vastu. Sarnaselt endise Nõukogude Liiduga, tuues tulevaseks koostööks veelgi rohkem populaarsuspunkte. Ja arvestades seda, mida oleme näinud Venemaa tegevusetusest Armeenias, taandumist Süüriast ning kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni üldist olukorda, võib julgelt öelda, et mõned Türgi riigid ei tunne enam, et Venemaa neid toetaks. Kasahstan on eriti silmapaistev kui suurim mitte-Vene liikmesriik kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis. Ning mõned küsitlused on näidanud, et kohalike elanike toetus olemasolevale liidule on madal. Riik on samuti hakanud end Venemaa suhtes kindlustama, rahuldades nii Türgit mainitud kaubanduse suurendamisega kui ka Hiinat, saades tuumikosaks CDD algatuses, et laiendada Hiina mõjuvõimu veelgi lääne poole. Siis on veel oluline majanduslik ja ressursipõhine komponent, mis toob esile piirkonna nafta ja gaasivarud. Venemaa on juba pikka aega kontrollinud torujuhtmeid, mille kaudu Kesk-Aasia nafta ja gaas jõuavad Euroopa turgudele ning see kontroll on toiminud nagu rihm.
Alates Ukraina sissetungist on Moskva 2022 aastal vähemalt 4 korda katkestanud Kasahstani naftaekspordi läbi Venemaa Musta mere sadamate, näidates, kuidas seda rihma saab soovi korral tõmmata. Türgi on aktiivselt ehitanud infrastruktuuri, et seda rihma läbi lõigata, mille kulminatsiooniks on keskkoridor, raudtee ja meretee, mis kulgeb Hiinast läbi Kasahstani, üle Kaspia mere, läbi Aserbaidžaani ja Gruusia, Türki ning sealt edasi Läände-Euroopasse. Koridor, mille liiklus oli varem alla 1% selle Venemaa põhjaanaloogi mahust, nägi oma kaubamahtude kasvu 2022 aastal 33%, 2023 aastal 89% ja 2024 aastal veel 70%, kuna kaubavedajad hakkasid Venemaast mööda suunama. Maailmapank prognoosib, et õigeid logistilisi parandusi tehes võib kaubavedu selle koridori kaudu 3-kordistuda ja ulatuda 2030. aastaks 11 miljoni tonnini. Euroopa Liit, Aasia Arengupank ja mitmed kahepoolsed partnerid on kõik võtnud kohustuse seda projekti arendada. Türgi asub selle koridori läänepoolses otsas, mis annab talle tohutu geograafilise eelise. Maagaasi osas töötab Türgi samuti Trans-Kaspia gaasitoru kallal, mis tooks Türkmenistani gaasi Kaspia mere alt lõuna-gaasikoridori kaudu Euroopasse, läbides Türgit. See projekt on olnud passiivses arenduses alates 1997. aastast ning seda on iga kord blokeerinud Venemaa ja Iraan, kes mõlemad kaotaksid, kui Türkmenistani gaas jõuaks Euroopasse ilma nende territooriumit läbimata. Kuid 2024 aastal allkirjastasid Türgi ja Türkmenistan vastastikuse mõistmise memorandumi maagaasi ülekannete kohta, mis on esimene konkreetne samm selle gaasitoru elluviimise suunas. Türkmenistanil, millel on maailma 4. suurimad tõestatud maagaasivarud ja mis on olnud peaaegu täielikult sõltuv Hiinast kui ostjast, on tugevad stiimulid mitmekesistamiseks. Kui Trans-Kaspia gaasitoru kunagi ehitatakse, oleks see viimaste aastakümnete kõige olulisem hoop Venemaa energiamõjule nii Kesk-Aasias kui ka Euroopas. Ja kogu selle kõige juures teeb Venemaad murelikuks just see, et panturkismi alus on rajatud sarnasele pinnale nagu panslavism, peaaegu täpselt samale kontseptsioonile, mida Venemaa kasutas Ukraina sissetungi õigustamiseks. Kuigi Türgi riigid on olnud Nõukogude mõju all, on nad kultuuriliselt Türgile palju lähemal. Ja oleks täiesti silmakirjalik seda seost eitada, kui samal ajal rõhutatakse Venemaa ja Ukraina vahelist sidet. Mõned Vene analüütikud on hakanud kujutama pantürkismi kui NATO vandenõud, väites, et see on organiseeritud lääne operatsioon, mille eesmärk on Venemaad lõunast õõnestada. Täpsemalt on see käsitlus seotud Türgi NATO liikmelisusega ja tema otsusega rakendada Montreux konventsiooni Ukraina sõja ajal, piirates täiendavate sõjalaevade liikumist Türgi väinade kaudu ning muutes Venemaa olukorra Mustal merel veelgi keerulisemaks. See kõik ei tähenda, et Türgi lihtsalt võtab üle seal, kus Venemaa pooleli jäi. Türgil ei ole ühtegi ühist piiri 5 Kesk-Aasia riigiga. Venemaal ja Hiinal on. Ja geograafial on teatud eelised kaubanduses, infrastruktuuris ja sõjalises haardes, mida diplomaatia ja droonide müük ei suuda täielikult kompenseerida. Hiina kaubavahetus selle piirkonnaga on hämmastavad. 89,3 miljardit dollarit. Euroopa Liit kaubitseb 74,65 miljardi dollari ulatuses ja Venemaa ise kaubitseb endiselt ligikaudu 40 miljardi dollari väärtuses. Türgi enda geopoliitiline köielkõnd muudab olukorra veelgi keerulisemaks. Erdogan on kogu Ukraina sõja vältel hoidnud aktiivset suhet Putiniga, kuna Türgi keeldus liitumast lääne sanktsioonidega Venemaa vastu. Selle asemel, et takistada Venemaad Mustal merel tegutsemast, vahendas ta Musta mere teravilja algatust. Türgi jätkab Vene gaasi ostmist ja majandussuhete hoidmist, mis piirab seda, kui avalikult vastandub Ankara, saab Moskva tagahoovis olla. Samal ajal tähendab Türgi NATO liikmelisus, et ta peab lõpuks alluma alliansi kollektiivkaitse nõudmistele. Lõppkokkuvõttes ei vali Kesk-Aasia riigid omalt poolt tegelikult Türgit Venemaa ja Hiina asemel. Selle asemel lisavad nad Türgi tasakaalustamismängu, mida nad on juba aastakümneid harrastanud. See sama Kasahstani president, kes kinnitab Ukraina territoriaalset terviklikkust, osaleb Putini võidupüha paraadil Moskvas. Tõeliselt uus on liikumissuund. Ladina tähestikud, ümbernimetatud linnad, ühised ajalooõpikud, droonide ostmine ja kaubakoridorid, mida ehitatakse Venemaast mööda, mitte läbi selle, kogunevad aeglaselt infrastruktuuriks, mis võimaldab neil riikidel järk-järgult vähendada oma sõltuvust Venemaast. Türgi riikide organisatsioon ei ole Euroopa Liit ega BRICS, kuid see on toimiv institutsioon, millel on reaalsed kaubavood, tegelik sõjaline koostöö ja pikaajaline integratsiooni teekaart, mida tegelikult ka ellu viiakse. Türgi on ka midagi sellist, mida Venemaa tegelikult olla ei saa.
majanduspartner, kellel on piirkonnaga tegelik kultuuriline side ühise ajaloo ja keele kaudu, olles samal ajal NATO suuruselt teine armee ja arvatakse, et 2026 aastal kuulub ta maailma 10 tugevaima hulka. Kõige suurem iroonia on see, et Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse vähemalt osaliselt selleks, et taastada Venemaa ülekaal postsovetlikus ruumis ja takistada Moskva mõjusfääri edasist kahanemist. Selle asemel on sõda kiirendanud Kesk-Aasia eemaldumist Venemaast rohkem kui ükski teine sündmus viimase 30 aasta jooksul. See andis Türgile võimaluse, mille Ankara on kiiresti ja tõhusalt ära kasutanud. Aastaid on Venemaa saanud kiidelda oma ballistiliste rakettide ülekaaluga Ukraina ees. Need raketid on kukkunud Ukraina linnadele ja taristule. Aga olukord muutub ja Putini ballistiline ülekaal muutub peagi olematuks. Ukrainal ja Euroopal on plaan. Hiiglaslik vandenõu ehitada läbitungimatu kilp, mis peatab Vene raketid ja nõrgestab Putini ambitsioone parandamatult. Kaitse on tulemas. Aga tegelik lugu võib olla see, et see kaitse tuleb koalitsiooni kaudu, mida Putin ei osanud kunagi oodata. Oma 12 mai pöördumises rahva poole teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski suure uudisena, et Ukraina on ametlikult moodustanud koalitsiooni mitme Euroopa partneriga, mille eesmärk on otseselt tegeleda Venemaa poolt esitatava ballistiliste rakettide ohuga. See uudis tuli pärast kohtumist, kus osalesid kõigi asjaosaliste riikide julgeolekunõunikud. Ja see, mis sellest koalitsioonist võib sündida, võib olla kõige olulisem algatus, mida Ukraina on koos oma Euroopa partneritega ette võtnud pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi. Me edendame järjekindlalt ballistiliste rakettide vastaste võimete tootmist Euroopas. Me loome ballistiliste rakettide vastast koalitsiooni, teatas Zelenski oma pöördumises, lisades. Praegu oleme tulemuseni lähemal kui kunagi varem. Mida see siis tegelikult tähendab? Zelenski viidatud kohtumine toimus Kiievis ja selles osalesid 13 Ukraina partnerriiki ning NATO peasekretäri büroo esindajad. Viimane osa on oluline. Kuigi praegu töötab koalitsioonis veidi üle tosina partneri, tähendab NATO esindajate kohalolek seda, et organisatsioon, millel on 32 liiget, tunneb väga suurt huvi selle vastu, mida Ukraina ette valmistab. Tõenäoliselt on paljud Ukraina uue koalitsiooni liikmed ise NATO liikmed. Ja see, mida nad koos loovad, võib lõpuks hakata kasutama organisatsioon, kellel on otsene huvi Venemaad võimalikult palju nõrgestada. Mis puudutab konkreetseid riike, kes osalevad, siis Zelenski ei öelnud seda. Siiski võib olla märgiline, et Zelenski suundus kohe pärast oma kõnet Rumeeniasse, et osaleda Bukaresti 9 kohtumisel. See lõdvalt seotud organisatsioon kohtub aeg-ajalt, et arutada, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Rumeenia on ilmselgelt liige, nagu ka Läti, Eesti, Poola, Slovakkia, Ungari, Leedu, Bulgaaria ja Tšehhi Vabariik. Kas see 9 riigi kohtumine võidi kokku leppida selleks, et Ukraina saaks pidada täiendavaid arutelusid oma uue ballistilise raketikaitseprojekti üle? Võib-olla. Zelenski oli selle video loomise ajal alles Rumeeniasse maandunud, nii et selleks ajaks, kui te seda vaatate, võib-olla teame juba rohkem. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et Ukraina on loonud partnerlussuhteid, mis näivad olevat suunatud järgmise põlvkonna õhutõrjesüsteemide loomisele, mida on vaja ballistiliste rakettide kilbi jaoks, mis peaks kaitsma nii Ukraina territooriumi kui ka iga Euroopa riiki, mis satub Putini ähvarduse alla. Firepoint, kurikuulsa Flamingo drooni ja tiibraketi hübriidi tootja, on paljude nende partnerluste esirinnas. Just see relv on andnud Ukraina süvarünnakute strateegiale uue hingamise. Kiievi Post teatab, et ettevõte teeb aktiivselt koostööd Euroopa kaitsetööstusettevõtetega uute õhutõrjesüsteemide arendamiseks. Need uued kaitsesüsteemid võivad muuta kõike, mis puudutab Venemaa raketirohket kaugmaa strateegiat. Lõppude lõpuks võivad need viia elutähtsa, kuid kalli tõrjeraketi asendaja loomiseni. Me ei tea eriti palju sellest, millega Firepoint tegeleb, kuna ettevõte soovib loomulikult oma tööd võimalikult salajas hoida, et piirata Venemaal võimalusi välja töötada vastumeetmeid sellele, mida nad koos partneritega loovad. Kuid üks ettevõtte juhtidest, Dennis Tillermann, on kinnitanud, et käimas on töö uue süsteemi kallal, mille käivitamist oodatakse mingil hetkel 2027 aastal, teatab Reuters. Juhi sõnul on eesmärk lihtne, luua Euroopa alternatiiv Patriot raketitõrjesüsteemile. Kui suudame selle vähendada alla $1 miljoni, muudab see õhutõrjelahenduste mängureegleid. Juht lisas, me plaanime esimese ballistilise raketi kinni püüda 2027 aasta lõpus. Taustaks, USA's toodetud Patrioti raketid on üks olulisemaid osi Ukraina kihilisest õhutõrjest, eriti seetõttu, et need suudavad tõrjuda Venemaa tiibrakette ja ballistilisi rakette.
kuid üks Patrioti rakettide probleemidest on see, et need tühjendavad iga riigi pangakontot, kes neid ostavad. BBC andmetel maksab üks Patrioti patarei umbes $1 miljard ja iga selle patarei poolt välja lastud rakett maksab umbes $4 miljonit. Ukraina lihtsalt ei saa endale sellist kulu lubada, kui Venemaa tulistab peaaegu iga päev tema territooriumile rakette ja droone. Hind on probleem, kui toetuda Patriotile. Ja on veel üks probleem, mida Ukraina loodab lahendada oma uue ballistiliste rakettide tõrjekoalitsiooniga, millest räägime hiljem. Rääkides Ameerika Ühendriikidest, võib neil siiski olla roll Ukraina uues ballistiliste rakettide tõrjekoalitsioonis. Oma kõnes mainis Zelenski, et Ukraina teeb selles õhutõrje küsimuses koostööd Ameerika Ühendriikidega. Mida see tähendab? Zelenski ei öelnud, kuid võib-olla ootavad Ameerika Ühendriigid hinge kinni pidades, kas Firepoint suudab välja töötada odavama alternatiivi Patriotile. See oleks juba iseenesest väga väärtuslik, kuid kui see uus rakett sobib ka olemasolevate Patriot-süsteemidega, võiks Ukraina muutuda õhutõrje rindel murranguliseks teguriks, kes suudab pakkuda kaitset palju laiemalt kui ainult endale. Üks asi on kindel, selle koalitsiooni väljakuulutamine ei oleks saanud Ukrainale tulla paremal ajal. 11. mai raportis avaldas RBC Ukraina, et Ukraina on peaaegu Patriot-tõrje rakettide varudest tühjaks saamas, kuna Venemaa jätkab riigi pommitamist ballistiliste ja tiibrakettidega. Probleemi muudab veelgi keerulisemaks see, et paljud Ukraina liitlased ei soovi oma raketivarusid Ukrainale üle anda, isegi kui Ukraina on valmis nende eest maksma. Praegu töötab Ukrainas vaid käputäis Patriot-tüüpi patareisid ning Pearl Initiative, mille kaudu Euroopa riigid saavad USA-st Ukraina nimel relvi osta, ei paku piisavalt seda, mida Ukraina oma õhuruumi kaitsmiseks vajab. Sama väljaanne teatas ka, et Vladimir Putin hakkab taas oma tuumaähvardusi suurendama, samal ajal kui ta kuulutab välja Venemaa strateegiliste jõudude laiendamise. Kõnes väitis Vladimir Putin, et Venemaad sunniti strateegilise julgeoleku tagamisele mõtlema pärast seda, kui USA otsustas lahkuda ballistiliste rakettide vastasest lepingust. See leping puudutab otseselt USA'd ja Venemaad, kuid iga Vladimir Putini retoorika, mis viitab sellele, et ta kavatseb suurendada Venemaa ballistiliste rakettide ohtu, tähendab paratamatult halbu uudiseid Ukrainale. Tõsiasi, et Vladimir Putin mainis ka Venemaa Oreshniku raketi, mis on hüperhelikiiruseline ballistiline rakett ja mida viimati kasutati Ukraina vastu jaanuaris, on Ukrainale veel üks murekoht. Vladimir Putin tegi selgeks, et see ohtlik rakett võib olla varustatud tuumalõhkepeadega. Ainuüksi see on piisav põhjus, miks Ukraina peab olema ettevaatlik ja vajab iga võimalikku kaitset, et tulla toime Vladimir Putiniga, kes näib muutuvad üha ettearvamatumaks, kuna tema katsed ümbritsevat maailma mõjutada ebaõnnestuvad. Lisaks Venemaa ähvardustele ja retoorikale võivad Ukraina ja tema ballistiliste rakettide vastane koalitsioon mängida suurt rolli selles, et lahutada üks Ukraina õhutõrje kõige olulisemaid aspekte Ameerika Ühendriikidest. Ja see toobki meid tagasi teise probleemini Patriotide puhul, mida me varem mainisime. Aga enne kui sügavamale läheme, väike kõrvalmärkus. Te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, et näha rohkem meie kanali videoid. Nii et Patriotid. Mis on tegelik probleem peale Ameerika Patriot-tõrjerakettide hinna? Probleemi saab kokku võtta 3 sõnaga. Operatsioon Eepiline raev. Kui USA alustas oma sõda Iraani vastu, tehti seda teades, et Iraan vastab drooni- ja raketirünnakutega nii Pärsia lahe piirkonnas paiknevate USA sõjalaevade kui ka nende laheäärsete naabrite vastu. Just täpselt seda Iraan tegigi ning Patriot õhutõrjesüsteemid olid Ameerika peamine kaitse Iraani õhurünnakute vastu. Ajalehe Independent andmetel ütleb Pennsylvanias asuv Foreign Policy Research Institute, et USA kasutas üksnes esimese 96 tunni jooksul operatsiooni Epic Fury käigus umbes 325 Patrioti raketitõrjeraketti. Kui lisada siia ka laheäärsed riigid, kes end ise kaitsesid, tõuseb see arv veelgi kõrgemaks. 4 päevaga lasti välja 943 Patrioti raketti. Pärast operatsiooni esimesi päevi on kasutatud veelgi rohkem Patrioti rakette ning see ongi Ukraina jaoks suur probleem. Kui USA põletab läbi oma Patrioti raketivarud, ei saa Ukraina enam neid rakette hankida, kuigi need on tema õhutõrje jaoks üliolulised. Zelenski on juba toonud esile tootmise kitsaskoha, mis on väga suur probleem. Ukraina president ütleb, et USA toodab 660–65 Patrioti raketti, mis teeb maksimaalselt 780 raketti aastas, eeldades, et Zelenski arvud on täpsed. Zelenski väidab ka, et operatsiooni Eepiline raev esimesel päeval kasutati 803 Patrioti raketti. Kas Ukraina presidendil või Välispoliitika uurimisinstituudil on õigus, pole tegelikult oluline. Oluline on see, et rohkem kui aasta jagu Patrioti rakette kulutati ära vaid mõne päevaga. Sama raport ajalehes Independent toob välja, et USA oli juba 20 märtsiks suunanud märkimisväärse hulga oma Patrioti rakette Lähis-Idasse. Ja kust need raketid tulid? Peamiselt USA Euroopa baasidest, mis toetusid neile oma õhutõrje tugevdamiseks.
äkitselt muutub palju arusaadavamaks, miks Euroopa riigid on ettevaatlikud veel rohkemate Patrioti rakettide Ukrainasse saatmisel. Nad on juba kaotanud suure hulga rakette, mis tehniliselt olid nende laos, isegi kui need raketid kuulusid USA-le ja nad ei saa endale lubada veelgi nõrgenemist, aidates Ukrainat. Lisaks teeb see olukord selgeks, miks Ukraina on suutnud kaasata oma uude ballistiliste rakettide vastasesse koalitsiooni 13 Euroopa partnerit ning miks Firepoint teeb nüüd koostööd Euroopa kaitsetööstusettevõtetega, et luua Patriotile alternatiiv. Euroopa soovib sama palju kui Ukraina vähendada oma sõltuvust USA õhutõrjest ning see saab tähendada ainult halbu uudiseid Putinile. Tundub, et patriotide puudujäägi olukord ei lahene niipea iseenesest. USA valitsus on andnud Lockheed Martinile, mis toodab Patrioti tõrjerakette, esialgse $4,7 miljardi suuruse lepingu, et neid rohkem toota. Aga see tähendab vaid 1175 raketi tootmist, eeldades, et BBC poolt teatatud $4 miljoni suurune hinnasilt on täpne. Isegi kui Lockheed Martin suudab need raketid 1 aasta jooksul toota, ei lahenda see praegust kohest puudujääki ning sisuliselt täiendatakse lihtsalt USA varusid ja võib-olla tehakse mõned raketid kättesaadavaks ka teistele. USA viivitab samuti oma partneritele lubatud Patriot-süsteemide ja rakettide tarnetega. 13 mail tuli uudis, et USA teavitas Šveitsi kauaoodatud Patriotide tarnete veelgi suuremast viivitusest Iraani sõja tõttu. Šveits tellis need süsteemid 2022 aastal, eeldades, et need tarnitakse aastatel 2026-2028. Al Jazeera Englishi teatel oli see ajakava juba Ukraina sõja tõttu umbes 4 või 5 aastat edasi lükkunud ning nüüd lükkub see veelgi edasi, kuna USA soovib hoida võimalikult palju Patrioti varustust enda käes, et toetada operatsiooni Epic Fury ja sellele järgnevat ülesehitust. Ja see pole veel kõik. Šveitsi valitsus ütleb, et USA küsib nüüd oma Patrioti süsteemide eest rohkem raha kui siis, kui leping 2022 aastal sõlmiti. Ameerika samm on sundinud Šveitsi otsima alternatiivseid tarnijaid. Kaalumisel on Lõuna-Korea, Prantsusmaa, Saksamaa ja Iisraeli poolt välja töötatud süsteemid. Võib väga hästi juhtuda, et Šveitsist saab Ukraina uue koalitsiooni liige, eeldusel, et ta seda juba ei ole. Asi on selge. Ukraina ja paljud tema Euroopa partnerid ei saa enam loota pidevale Patriot-süsteemide ja rakettide tarnimisele. Vaja on alternatiivi. Ja just seda näib uus 13 riigi koalitsioon kavatsot pakkuda. See tähendab tuleviku jaoks nii Ukrainas kui ka kogu Euroopas järgmist. Putin saab olema vihane. Tõenäoliselt ei ole juhus, et see tuuma- ja ballistiliste rakettide retoorika on hakanud hoogustuma just samal ajal, kui Ukraina teatas oma uuest koalitsioonist. Millega Putin nüüd silmitsi seisab, on see, et 13 riiki teevad Ukrainaga koostööd, et seista vastu just sellele ohule, mida ta kasutab oma vaenlaste hirmutamiseks ja alistamiseks. Ja olge kindlad, Venemaa kujutab endast suurt ballistiliste rakettide ohtu. Relvastuskontrolli assotsiatsiooni andmetel on Venemaalt tohutud varud 19 erinevat tüüpi ballistilisi rakette, millest mõned on juba tabanud Ukraina territooriumi. Venemaa Oreshniku kasutamist on juba kajastatud ning selle Iskanderi raketid on Ukraina taevas liiga tavaline nähtus. Mõned neist ballistilistest rakettidest on võimelised läbima kuni 18 000 kilomeetrit, teatab assotsiatsioon, mis teeb neist ohu praktiliselt igale riigile, kes Venemaaga tülli läheb. Venemaa teab seda ja kasutab ära ohtu, mida tema relvalaod endast kujutavad. 2025 aasta juunis teatas Kiievi sõltumatu, et Venemaa ballistiliste rakettide tootmismaht oli eelneva 12 kuu jooksul tõusnud 66%, tõenäoliselt selleks, et Venemaa säilitaks oma laovaru ja saaks jätkata rünnakuid Ukraina vastu. Selleks ajaks jagas Ukraina sõjaväeluure infot, et Venemaa toodab 6, 60, 70 Iskander M-raketti ning 10-15 hüperhelikiirusel Kinzhal-raketti. Just nende arvude alumised piirid viivadki 66% kasvuni. Kui võtame arvesse suuremad arvud, siis on Venemaa tegelikult tõstnud oma ballistiliste rakettide tootmist peaaegu 89% võrra. Venemaa ehitab ka kogu aeg uusi tüüpi ballistilisi rakette, vähemalt ta väidab nii. 13 mail teatas Independent, et Venemaa väidab, et on edukalt katsetanud uut tüüpi tuumavõimekusega mandritevahelist ballistilist raketti, mis Moskva sõnul võiks kasutusele võtta 2026 aasta lõpuks. Venemaa strateegiliste raketivägede ülem Sergei Karakajev teavitas Putinile Sarmat-raketi edukast katsetamisest, mis toimus päev enne Independenti raportit. Muidugi tuleb siin loomulikult säilitada teatav ettevaatlikkus. Venemaa võib küll väita, et katsetus oli edukas. Aga seda väidet esitab kaasajooksik, kes ütleb Putinile seda, mida viimane kuulda tahab, sest see on selle kaasajooksiku enda huvides. Siiski ei muuda see fakti, et Venemaa ballistiliste rakettide oht mängib Putini jõudemonstratsioonis kogu Euroopas väga suurt rolli. Ukraina loodud ja 13 riiki hõlmav koalitsioon, mis on moodustatud selle ohu tõrjumiseks, on Putinile otsene solvang. Venemaa president ei ole samuti rahul sellega, mida see koalitsioon sümboolses plaanis tähendab.
nii suur osa Putini retoorikast on suunatud Euroopa lõhestamisele. Venemaa liider soovib üle kõige, et riigid, kes toetavad Ukrainat, takerduksid nii suurtesse bürokraatlikesse sisetülidesse ja otsustamatusse, et nende koostöö Ukrainaga muutuks ebaefektiivseks. Kui ta kuuleb, et mõned riigid keelduvad Ukrainale Patriot tõrjerakette andmast, hakkab ta arvama, et tema plaanid toimivad. Kui tuleb uudis, et suur partnerite koalitsioon töötab koos Ukrainaga mõne algatuse kallal, eriti veel sellisega, mis on mõeldud Venemaa suurimate ohtude vastu, hakkab ta paanikasse sattuma. Sümboolselt näitab see koalitsioon ühtsuse taset, mida Putin püüab hävitada. Veelgi hullem on see, et see näitab, et 13 riiki usuvad Ukraina tulevikku ja suveräänsusesse nii tugevalt, et on valmis koos riigiga töötama läbimatu ballistiliste rakettide tõrjekilbi loomisel, mille valmimine võib võtta aastaid. See üksi saadab Putinile sõnumi. Ukraina jääb suveräänseks riigiks veel pikaks ajaks ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Kõigele sellele lisaks tähendab see Ukraina jaoks mitte ainult võrdse partneri rolli sellises koalitsioonis, vaid ka seda, et ta näib olevat selle algatuse aktiivne eestvedaja. See annab Putinile hoopis teistsuguse sõnumi. Ukraina on lõpetamas oma muutumist riigist, mis sõltus tugevalt partneritest, et Vene agressioonile vastu seista, riigiks, mis võib olla nii tehnoloogia saaja kui ka selle pakkuja. Just sellise tehnoloogia, mis hävitab Venemaa ambitsioonid. Juba viimastel kuudel on riigid üle kogu maailma pöördunud Ukraina poole, et saada abi oma kaitsevõime tugevdamisel või teha Ukrainaga koostööd veelgi muljetavaldavamate relvade loomisel. Relvad. Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid on kõik sõlminud Ukrainaga 10-aastased kaitselepingud, et saada endale ligipääs droonide tõrjetehnoloogiale. Ukraina saab selle eest vastu kütust, raha ja sõjalisi relvi. Ühendkuningriik ja Ukraina on sõlminud uue droonipartnerluse, mille eesmärk on aidata mõlemal riigil saada rohkem odavaid lahendusi Venemaa relvade vastu. Ja 12 mail allkirjastasid Ukraina ja Saksamaa kavatsuste protokolli, et käivitada Brave Germany, mis näib olevat Ukraina enda Brave One programmi haru. Selle kokkuleppe kohaselt teevad Ukraina ja Saksamaa koostööd igasuguste tehnoloogiate arendamisel, alates mehitamata süsteemidest kuni laserite, tehisintellekti ja raketitehnoloogiani. Kas Vladimir Putin tahab lõhestada ja valutada, jah? Tundub, et ta saavutab täpselt vastupidist sellele. Ukraina muutub liimiks, mis ühendab riike üle kogu maailma ja praegu ei saa selle riigi jaoks olla paremat olukorda. Kõik need kokkulepped koos ballistiliste rakettide vastase koalitsiooniga näitavad meile, et Ukrainast on saanud asendamatu kaitsepartner mõnele Euroopa ja Pärsia lahe piirkonna tugevaimale riigile. Viimane koalitsioon on vaid jäämäe tipp. Läbimatu ballistiliste rakettide kilp, mis sellest tekib, on juba praegu tohutult suur, kuid Venemaa probleemid on alles algus, sest Ukraina asendab Venemaad usaldusväärse kaitsepartnerina riikidele üle kogu maailma. Ja kõik, mida Putin teha saab, on vaadata pealt ja loota, et uus koalitsioon ei too niipea tulemusi. Aga me oleme näinud, kui kiiresti Ukraina suudab tegutseda. Meie panustame sellele, et Putini lootused purunevad palju varem, kui ta arvab. Venemaa president ei saa isegi oma Euroopa siseste marionettide peale loota, et tekitada talle vajalikku lõhestumist. Aprilli lõpus juhtus Ungaris midagi suurt, mis nihutas mandrijõudude tasakaalu veelgi Putini kahjuks. Viktor Orban on läinud, Peeter Magyar on mängus. Saad teada, miks see on Putini jaoks nii oluline, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie analüüse Ukraina kasvust sõjaliseks riigiks. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!